tere tulemast kuulama saadet Milline naine? Saade siis sulle, sellele ägedale, kihvtile naisele, kes sa tahad elada fantastilist, suurt, ambitsioonikat, naudingute, rohket elu. Mina olen Katrin Hindrikus ja me oleme täna siin selleks, et sind esiteks täiega inspireerida ja siis teiseks ka võib-olla natuke nagu trigerdada ja panna sindu natuke tundma ebamugavust, sest olgem ausad, läbi ebamugavuse me tegelikult kõige rohkem areneme. Ja mul on ka täna nii hea meel olla taaskord siin Boostnup stuudios. Boostnup on meil siis selle hooaja peasponsor. Saame salvestada siin seda podcasti ja samamoodi saab tulla sina siia, salvestada enda koolitusi, kursuseid, ka samuti podcaste, mis iganes videot sul vaja teha on, siis vanalinnas siis Boostnuptega ootab sind ja tere tulemast, Milline naine saatesse Sissi, Niil ja Benita. Tere. Hello. Ma tegelikult täna siin Sissiga, no täna siin me ei ole päris teist korda, aga täna oleme esimest korda, aga tegelikult me Sissiga juba ühe korra salvestasime seda saadet. Ja nii, et nagu tere jälle teile kõigile. It's good to be back. Ja see saade, mis kunagi, mille me salvestasime täismahus 2 tundi, ei no bänger saade, olgem ausad. Aga see saade siiski ta ei jõua teieni. Selles mõttes jätta nagu avaliku eetrisse. Me nüüd siiski avaliku eetrisse ei jõua, aga me siiski otsustasime, et me paneme ta siis meie Patreoni siiski ülesse, et kes tahab kuulata meie saadet Sissiga, mis siis mitte kunagi eetrisse ei läinud, siis patreon.com/milline naine siis saab kuulata seda. Ja tegelikult, me ju teame, et tegelikult asjad juhtuvad alati mingi kindla põhjusega, kui midagi nagu justkui pekki nii-öelda läheb, on ju, sest mina ei olnud tegelikult ikka üldse rahul sellega, et meil erinevatel põhjustel see otsustasime selle saate siis mitte eetrisse panna. Kuidas sul oli pärast tunne, kui ma ütlesin, et kuuled musi, et sa ju andsid mulle teada, et kuule tehnikaga oli mingi error ja mingi tunne oli error, nii et kui see sõnum tuli, ma oli mingi, täiega tore, siis me teeme uuesti ja siis nagu see läkski lihtsalt niimoodi mööda, kus ma mingi, okei. Ma üldjuhul väga palju ei muretse selliste asjade üle, et see mingisugune usaldus minu sees, et kõik läheb nii nagu peab, kust mina pean teadma, kuidas läheb, ju siis nii pidi minema, see on nagu kuidagi nii tugevaks läinud, et kui sa saatsid selle sõnumi, siis mu mõte oli mingi ju siis, meil on 2 nädala pärast vaja jagada midagi, mida me praegu isegi ei tea ja isegi ei oska jagada ja ma olen väga excited selle üle. Nagu nii äge suhtumine, aitäh selle suhtumisest, et ikka endal on nagu ebamugav öelda külalisele, kellega me oleme ette valmistanud, me oleme kohtumisi teinud, sa oled aega pühendanud mulle ja siis öelda, et kuule, et nagu sorry, aga ma ei pääda, et aga nagu ikka on see ebamugav või veitsa siuke natuke ebamugav, natuke piinlik, natuke isegi häbi, vaata kuidagi. Kõik need oma mingid triggerid, kõik need oma asjad lihtsalt. Kõik need mingid oma asjad, mis ma siin ise endale korraldanud olen, ja. Aga teiega usaldame. Ja minu arust ma ütlesin seda sulle voice'is ka vist eile, et see oli nii tore, kuidas sa nagu jagasid üldse minuga, et sul oligi mingi error või mingi asi, siis ma olin mingi, oh my god, I love this, ma tahan rohkem inimesi, kes julgevad jagada, kui nad tunnevad mingeid ekisid, mingi asju enda sees, sest et see tegelikult ei ole üldse ju nii, nagu ta ei ole piinlik, me kõik tunneme neid. Iga kui viimne meist me tunneme neid ja siis me liigume neist läbi ja hoiame neid ja siis teeme ühe podcasti veel lihtsalt. Ja ma arvan, et see aususe koht on kuidagi oluline, jah. Et päriselt nagu tulla sellest korra ebamugavast kohast, et mul on nagu ebamugav öelda sulle seda, aga siiski ma valin kogeda pigem korraks seda ebamugavust, kui nagu hoida seda enda sees ja mitte nagu väljendada seda, onja. Aga see on ka sellepärast, ma arvan, et nagu sinuga on lihtne ka seda kuidagi nagu teha, et olla autentne on sinuga lihtne. Nii tore. Issand, kui tore. Mitte, et me üldse Sissiga, mul on siuke tunne, nagu ma teaksin juba, mingi igavesti. Tegelikult see on umbes meil, ma ei tea, 4. kohtumine, nagu nüüd, ma mõtlen, kui me päriselt oleme rääkijata. Jah, tõesti on kuidagi jaanuarikuu peale nagu laiali läinud siuke täiega äge. Ja see autentsuse teema ka, ma lihtsalt kunagi ma lugesin ühte lauset kusagil Pinterestis ja see oligi see, et ole see inimene, keda noorem sina vajas. Keda vajas noor Sissi oleks vajanud kedagi, kes oleks nagu võtnud talle ümber kallis ja öelnud, ole autentne, be weird, ole palju, sära, tekita ebamugavust. Right? Ma oleks seda vajanud ja siis nüüd ma nagu olen aastate jooksul võtnud neid samme, et olla see inimene, et kuidagi, see oli tegelikult vist mingi eilne läbimurre mu jaoks, kus ma olin, et ma mitte ainult enam ei otsi, et särada,
vaid mingi osa minust natuke otsib, et trigerdada, mitte halvas mõistes, vaid lihtsalt see, et avastada, et ma tegelikult ju, ma arvan, et hästi suur osa minust võib tekitada inimestes ebamugavust ja olla, siis me eks ju kardame. Ma arvan, et tegelikult see ei ole üldse nii suur osa, kui ma arvan. Nii et selles mõttes ma otsin, et mis need tegelikud asjad on, mis tekitavad ebamugavust, sest et ma olen tõenäoliselt omal aastatega jõudus jutte välja mõelnud. Ja tegelikult see ei ole üldse nii hull. Kindlasti, aga mingites inimestes me tekitamegi enda olemusega ebamugavust ja me trigerdamegi neid ja minu meelest mida teadlikumaks me saame, seda rohkem me suudame lihtsalt vaadata seda kohta, aga mis see on siis, nagu miks ma näiteks sinu peale või mis see on siis, mis et suudame ise analüüsida, miks ma olen trigerdunud. Nagu kui minus on, nagu see trigger on ju minus, see asi ei ole nagu sinus, et sina tood nagu minus mingi koha aktiivseks, on ju. None of my business. Tõesti, pole minuga seotud. Kuidas saab sellist attitude'i, ma nagu räägime. Ma ei tea, ma arvan, et see on olnud nagu mingi siuke üks sammuke teise järel, kus ma lihtsalt hakkasin võtma iseennast ülimalt tõsiselt. Nagu mu kõige pisemgi emotsioon, ma olin nagu mingi, this is a big deal, mul on täiega vaja enda jaoks olemas olla, et minu jaoks ei ole ühtegi osa minust, mis oleks nagu mingi, oleks vaja kõrvale heita või tegelikult täpsustame. Neid osi kindlasti on, aga nad on ikka veel kusagile peidetud kihtide alla, mida ma ei ole veel leidnud. Aga ütleme, et need mis on mul, jah, need tulevad. Aga need kihid, mis on hetkel nagu üleval olnud, et neid ma nagu hoian, et kui ikkagist ma olen kusagil kohvikus ja tuli on, lamp on liiga ere, ma olen valmis püsti tõusma ja minema teisse kohvikusse, sest et mina tahan teissugust kohta. Kui keegi ütleb midagi ja minu sees tekib pingekoht, siis ma vaatan seda pingekohta ja ma olen mingi, pingekoht, põhjusega pingekoht ju kusagilt tulnud. Pole olemas siukest asja nagu mõttetu tunne või tunne, mis ei annaks mulle informatsiooni, siis ma nagu olen sellega. Ja siis vaatan, et kas mul on vaja endale midagi anda, kas ma tahan kellelegi kommunikeerida midagi, kas ma olen päriselt haiget saanud, kas ma tahaks teistsugust suhtumist, kas ma tahan siin nagu arutada midagi. Ja kuidagi, mida rohkem ma kogu aeg tõmban fookust enda peale ja vähem panen teiste peale, siis hakkab ka teistpidi toimima, et tegelikult teistel on ka niipidi, et ma ju mõistan, et everything in me is about me, kõik minu sees on minu kohta, see tähendab, teistel on ka kõik ju nende enda kohta. Ja nagu see kuidagi on hakanud nagu mõlemat pidi minu arust toimima, et kõik ju muutused, mis toimuvad sinu enda sees, peegeldavad suht nipsust nagu välismaailmale. Nii et ongi, et mida rohkem ma kuidagi tõmban endasse, rohkem ma mõistan, kuidas it's none of my business. Kas ma triggerdan kedagi teist, see pole minu asi. Aga see ei tähenda, et ma ei või olemas olla, et ma ei või olla empaatiavõimeline, et ma ei või rääkida ja toetada. See lihtsalt tähendab seda, et see, et keegi teine on minust triggerdanud, ei tähenda, et mina olen midagi valesti teinud. Ma ei tee ennast nagu halvaks selle pärast. Ehk siis tegelikult ma vist mõistsin pärast seda väga pikka ränti praegust, et kus see attitude tuleb, on see, et mis on shame eesti keeles? Häbi. Ma ei häbista ennast. See on see koht. Ma ei häbista ennast üldse. See on see üks nagu non-negotiable, mis mul on, ma ei häbista ennast. Ja kui ma seda teen kogemata, siis ma ei häbista, et ma häbistasin ennast. Siis ma olen mingi, oh my god, juhtus, and I move on. Ja selle tõttu ma ei võta nii palju seda nagu teistelt inimestelt. Ja sina saad aina eredamalt tänu sellele tegelikult särada ka ju. Ja, et just kui viimne väike osake minust, olgu ta kas kaunis ja särav või olgu ta mingi haisev väike kakajuin kusagil, mida ma ei taha üldse vaadata, aga ta on mina, need on minu oma ja mina armastan teda ja hoian teda ja ei häbista teda, sest et ma olen piisavalt end häbistanud, ma olen piisavalt olnud häbistatud. Tegelikult ei tahaks seda üldse teha. Aga see teekond tegelikult siia, ma saan aru, et see on ka tegelikult sul päris ikkagist uus koht, kus sa tunned ennast praegu, et okei, et nagu nüüd on nagu ja. Kuidagi nagu joondatud ja see enesekindlus ja see sära, et see on nagu kuidagi nii magus. Magus? Nii magus koht. Lavit lihtsalt. Nii hea. Et selles mõttes, aga see teekond siia, sa oled praegu 25, on ju, varsti 26, et see teekond siia on olnud ikkagist teekond. Ta on nagu teekond olnud nagu et kus sa saad täna olla see enesekindel ja särav ja äge sissi. Räägi natuke, kust sa tuled? Kust ma tulen? Kust sa tuled? Oli üks naine ja üks mees, kes olid minu vanemad ja nad kohtusid ja siis asjad läksid oma kulgu. Ja siis äkitselt olin mina. Ja siis otsustas üks lasteaiakasvataja, et ma ei meeldi talle, ta otsustas, et hakkab lööma mind. Et ma olin 2, nagu mul oli esimene siuke vägivalla lasteaiakasvataja. Ja nüüd lihtsalt, kui ma vahel näen mingeid väikseid lapsi, siis mul tuleb meelde see ja siis ma vaatan neid nunnubeebisid ja olen mingi
issand jumal, ma olin siuke nunnu beebi ja keegi tegi mulle haiget ja nüüd ma võin seda nii vaadata, et oh my god, mis error võis kellelgi olla, et ta tuli mulle liiga tegema, aga kui me vaatame minu lapsepõlve ja kuidas ma üles kasvasin, siis pigem mis toimus minu sees oli wow, midagi peab minuga nii valesti olema, et keegi tahtis mulle haiget teha. aga kas see oli nagu konstantne või see oli nagu mingi korra juhtus? Ei, seda vist juhtus päris palju lõpuks ja noh, ma olen nii beebi, et ma ei osanud ju rääkida ka veel, aga nagu mu vanematel emadel, isad, neil on mingid instinktid, mingid intuitsioonid, nad võtsid ma ära sellest lasteaiast. Like okay. they knew something, nagu midagi nad teadsid, nii et aitäh imelistele vanematele. Ja siis sealt edasi ka kuidagi jätkus see mingisugune muster olla hästi hüljatud ja see, et ma tundsin, et hästi hyljatult kogu aeg. Et lasteaias kooli kiusamine, eks ju, vaimne ja vägivaldne, siuksed konkreetsed nagu mängud, mida mängitakse sinuga, et tule sünnipäeval, siis lukustatakse välja sind, vaata, siuke, et me oleme su sõbrad, aga tegelikult nüüd me võtame selle ära. Usume, et see murrab väga kiiresti usaldus ära. Nagu ma vanus 21 ja ma võin öelda, et ma ei usaldnud ühtegi hingelist, kaasavalt iseennast. Mul puudus usaldus üldse maailma suunas, et see oli üks asi, mis sai väga ära lõhutud. Ja tulles siis siuksest nagu minevikust, kus on hästi palju hüljatust, hästi palju kiusamist, vägivalda, usaldust pole, cruelty, lihtsalt asjad, mis on nii jäigad, vastikud, ei hakka nendest rääkima. Mu keha ütles üles, ma olin 16, kui mu keha oli lihtsalt nagu done. Ma hakkasin oksendama, ma ei teadnud miks. Mul lihtsalt toit ei jää sisse, kogu aeg on süda paha, et nagu ma ise näiteks, ma ei joo alkoholi, ma olen ükskord joonud. Ja ma mäletan seda tunnet, kui sul on pohmakas. Yeah. Right? See sul on lihtsalt nii paha olla. Nüüd nagu mõelga, ma elasin selle pohmaka tundega 5 aastat iga päev. Lihtsalt sul on kogu aeg nii paha olla, sul ei toit sisse, siis sul on mingid valud, närvivalud hakkavad pihta, ma veedan kuid voodis, sest et nõrkus on peal ja valud on... See hakkas siis, kui 16? Jaa, okay, nagu ma olin 16 ja siis 5. jälle nagu beebi. Ja siis sealt lähevad mingid lülid selgroospaigast ära, tekivad uued probleemid, mingid teised, eks siis see oli siuke päris korralik dominode jada of like, kuidas lihtsalt asjad lähevad nagu viltu väga kiiresti. Eks siis, et kadus ära usaldus välismaailma osas, siis kadus ära usaldus oma enda keha osas. Minu enda kehas sai ohtlik koht, kus sees olla, et need inimesed, kes teavad, mis asi on krooniline valu, teavad, millest ma räägin. Et see hetk ikkagi sa võid olla nagu sünnipäeva peol mingi sõbrannaga ja tantsida, laulda ja olla nii õnnelik, sul on ikka valus. See on nagu mingi valu, mingisugune väsimus, mis lihtsalt ei lähe mitte kunagi ära ja see on õudne. Ja ikka nagu... Kuidas sa funktsioneerisid siis üldse? Ma arvan, et ma ei funktsioneerunudki. Ma vaatan oma elu, ma olen mingi, kuidas ma keskkooli lõpetas? Kuidas ma Superstari saadet tegin? What? Ja siis ma lihtsalt mõtlen sellele mineviku sissile ja ma lihtsalt saadan talle tänu, nagu jaa, ta oli katki ja ta kartis ja tal oli valus ja tal ei olnud enese usku ja ta mõtles, et maailm on kole koht ja tema unistus ei saa kunagi teoks, aga ta tõi mu siia. She was a badass, nagu, mis asi ta oli täiesti haige, kuidas tema sai hakkama mingite sükeste asjadega, mida austades praegu, kus ma nüüd olen, ma ei kujutaks ette elada nii. Ma ei kujutaks ette, et ma saan hakkama sükeste asjadega, sest et ikka see noor sissi, kõige ägedam. Love her so much, I cannot. Mis oli omaette muideks asi, mida ma pidin tegema, et kuidas õppida armastama neid mineviku versioone endast, kes ei olnud perfektsed, kes tegid liiga iseendale vahel ja teistele ja kellele tehti liiga, et kuidas ka nemad võtta omaks, sest et nemad tõid mu siia. Nemad said mu siia. Ilma nendeta, ilma nende vigadeta, ilma nende valudeta ma ei oleks siin nende teadmistega, selle eneseusuga, nende unistustega, sellepärast, et mina usun, et kui me tahame siin elus midagi kogeda, siis me käime vastupidises ekstreemis. Et me saaksime õppida nagu kogema seda asja. Ehk siis, kui mina tahan tunda täielikku eneseusku, you best believe now, see eneseusk peab olema mul täiesti nulli hävinenud. Kui ma tahan seda täies rinnas tunda. Ja ma liigun selles suunas. Nagu ma tunnen seda ülitugevasti, aga ma olen suhteliselt kindel, et seda saab rohkem tunda. Et see on nagu mingi algus, kus ma olen tegelikkuses. Üleüldse, kuigi kõik on nii hästi, siis mul on siuke tunne, et see on algus. Mul on siuke tunne, nagu ma tegelikult jõudsin mingisuguse funktsioneerimise normi, et tegelikult iga inimene väärib tunda seda, et ta on piisavalt hea ja ta ei tekita endas alaväärsustundeid ja ta omab nagu kõike, mis ta on. Mulle tundub, et see on nagu see nullpunkt. Et ma väga pikalt mõtlesin, et see on see, kuhu ma pürgin ja kui ma olen 50, siis üks päev ma tunnen seda, nüüd oleks 25, ma olen mingi wow, ei oota, see on see koht, mille pealt ma saan looma hakata. Wow, jaa. Ja siis oligi, et tänu arstidele, tavameditsiin, tänu energiatööle, kannaldamisele, mis on minu teine pool, millest me pärast räägime, eks ju,
et ma arvan, selle kõige kombona, pluss siis nagu üliäge perekonna terapeut ja asjad, kui sa nagu paned selle kõik kokku, siis ma jõudsin siia. Et mingi hästi, et ellu jäin ma üksinda, paremaks ma sain teiste inimestega. Ehk siis see on... See on kui ilusti öeldud, jah? Jaa, ma praegu muideks mõistsin seda lihtsalt, et... Ja see on nii tihti üleüldse elus, vaata, nagu, et noh, ongi ellu jäämegi nagu üksinda. Et siis me saame ju hakkama ise. Aina. Aga kui me hakkame sinna plussi tooma, seal tulid teised inimesed mängu. Mul on uus lemmikfilm nimega Wicked. Ma olen seda 3 korda käinud kinos vaatamas ja ma läheksin iga kell 4. korda vaatama, iga kord ma vaatan seda filmi, ma nutan ja ma tönnin ja usu mind, see läheb praegu kokku selle story'ga, mis ma räägin. Aga esimene kord, kui ma vaatasin seda filmi, seal on üks stseen, kus siis see nii-öelda sotsiaalselt hüljatud peategelane just kui aktsepteerib seda hüljatust, ta tantsib vaikusesse, ma olen, kui kõik teised naeravad ta üle ja kuidas ma kuidagi samastusin selle tegelasega, selle tundega. Ja siis see üks teine peategelane, kes on siuke ülipopulaarne, veits nagu kiusab ka teda, astub talle vastu ja otsustab talle ruumi hoida ja otsustab, kus temaga veider olla ja siuke nagu I see you moment on, siis ma hakkan jälle nutma, kui ma mõtlen selle täiesti jõudne. See on nii ilus koht seal filmis, ma ei saa. Ja kuidas ma mäletan, et ma vaatasin seda ja ma mõtlesin oma peas, kui väga ma soovin, et keegi oleks astunud minu suunas ja andnud mulle selle käe nendel hetkedel, kus ma lihtsalt olin kusagil mustas augus, depressioonis, oma ärevushäirega, paanikahoogudega, tead küll see kõige mustem koht, kus sul ei ole null, sul ei ole lootust ja siis eksisteerid vahel aastaid selles, sellepärast, et sa lihtsalt elad elu, mis ei ole sinu oma ja su keha läheb ekstreemidesse, et sulle teada anda, et see ei ole sinu elu. Right? See on ju see, mis depressioon, ärevus, need on sinu keha viis sulle teada anda, kallikene, sa ei ela oma elu. This is not your life. Palun võta midagi ette. Ja ma mäletan, ma mõtlesin, et issand, kas ma soovin, et keegi oleks mulle käe ulatanud. Ja siis äkitselt mingi just kui hääl mu peas ütles, aga päris paljud inimesed proovisid. Ja siis ma olen seal kinos ja nutan oma silmi välja, nagu kõik teised inimesed seal kinos sellel hetkel. Ja hakkan tagasi vaatama, et jaa, juba lapsest saad, isegi mind kiusati, oli inimesi, kes proovisid nagu mulle lähedale saada, kes proovisid aidata omal moel ja toetada, ka vanemaks saades, professionaale, sõpru, kõiki, kes nagu katsetasid justkui, et kas nad saavad mulle ligi. Aga minu peas, ma arvan, seesama usalduse asi, millest ma rääkisin, see usaldus on hävinud. See on see kõige koledam osa, see on see osa, ma arvan, kõikide erinevate traumade puhul, mis on see nii õudne. Sa lõpetad ära usaldamise, et sa saad abi, et asjad võivad muutuda. See on see hopelessness. Ja siis ma saingi aru, et iga kord, kui keegi ulatas mulle käe, siis minu ajus, neil oli teine käsi selja taga ja seal oli nuga nagu, et nad ikkagi nagu ootasid, et mulle liiga teha. Ja ma ei võtnud neid käsi vastu. Ja ma arvan, selle kogu teekonnal kõige ilusam asi, mida ma olen praegust õppinud, ongi see usaldus. See on see, mis lubab mul olla enesekindel, see on see, mis lubab mul, et kui sa saadadki mulle, et meil on mingi kaamera errorid, asjad olid nagu, ärme tee podcast, ei lähe laivis, ma mingi sounds like a plan. Ja see tuleb hästi kergelt, aga jaa, et see usalduse tagasi kasvatamine. Et, ja see põhjus ka, miks ma nagu jagan seda minevikku, millega ma üldse ei samastu enam, see on naljakas tunne rääkida oma minevikust ja vaadata seda nagu mingi filmi, nagu mingi ma ei tunne enam, et see on nagu mina või et see valu eksisteeriks minu sees või see on nagu kõik läbi tuntud. Ja miks ma ei ütle meelega, et see on healed, vaid ei, ta on lihtsalt läbi tuntud, ta on saanud oma tähelepanu, mida ta soovis minult. Ja siis ma vaatan ja olen mingi, wow, kõik on võimalik ikka nagu, et kui ma vaatan oma elu ja seda abi, mis ma olen saanud, see kõik tundub nagu üks imede jada. Üks ime teise järel, kuidas sattusid mingid arstid või mingid inimesed, kes... Ja kui ma niimoodi vaatan, siis ma olen nii hoitud. Ma olen nii hoitud. Pole vahet, kas ma kannatasin aastaid. Väga hea, et ma kannatasin. Mul on päris palju teadmisi selle tõttu nüüd. Ja ma olen lihtsalt selle kõiges, kellel nii hoitud. Jah, tihti kui me oleme selle keskel, vaata, siis ongi see, et me ei taha abi vastu võtta, on ju? Siis me oleme justkui nõrgad. Just, see shame. All the shame. Ja täpselt. Ja siis nagu tagant järgi ongi, me hakkame vaatama, on ju? Ja siis, et tegelikult, on alati need inglid ja teised inimesed, on ju? Kes ja me nagu aitame ja toetame üksteist ja kui ilus see on, et ma arvan, et üleüldse nagu kuidagi see ajastu, see individualismi ajastu, kus kõik on every man for himself ja kõik on ise issand, ma loodan, et sa paned mingid supakad mul vahepeal alla, ma räägin nii palju inglise keeles. See on okei. Aga et see aeg hakkab nagu läbi saama
et nüüd on nagu community aeg hakkab tagasi tulemas, et me toetame ja oleme olemas üksteise jaoks ja et ei pea olema üksik hunt ja et oleme. Ja minu arust on see kuidagi nii ilus või nagu kuidagi nagu see on minu arust nagu ainuke viis, kuidas me võiksimegi toimida ja kuidas, et ma tahangi aidata sind, mitte sellepärast, et ma tahan su käest midagi saada, vaid sellepärast, et tegelikult ma aitan iseennast onju, et nagu see on abi, vaid aega tulen ja mis iganes ja abi connection vaja. Ja intiimsus üksteise vahel, mis ei ole üldse romantiline ega seksuaalne, lihtsalt intiimsus, et üks mu sõber ütleb intiimsus into me I see. Ja see on nii ilus, et ongi, et ma näen iseennast, ma näen sind, et see on ma tean, et Aafrikas ühes riigis on üks tervitus, ma kohtasin ühe naise, kelle nimi on Hope, kui me olime võrdõiguslikkuse konverentsil mõlemad rääkimas ja ta alustas oma kõne sellega, et on üks ütlus ja kas ma mäletan seda praegu? Ei, aga et nagu meil on tere, seal on üks teine ütlus ja see ingliskeelses tõlkes tähendab ma näen sind. Ma olin mingi issand, kas ma tahaks minna tänavate peale ja lihtsalt öeldagi inimesele, hei, ma näen sind, lihtsalt ütle mulle, ma näen sind vastu, mis muutuks meie ühiskonnas, kui need on need sõnad, mida me ütleme iga päev üksteisele. Ma näen sind. Nagu, palun normaliseerime ära seda tervituse. Me peame minema nüüd tänavale. Jaa, lihtsalt, ma näen sind, ma näen sind, ma näen sind, ma näen sind. Jah, et kui me teeme näiteks, ütleme, ma ei tea, 50 inimesele, silma ma näen sind, mitu nendest 50 võiksid selle vastu võtta. Ja huvitav, mitmenda inimese peal sa hakkad mõistma, kui palju sa iseennast näed ja lähed iseennast avastama nagu. Sa näed teist inimest täpselt sama sügavale, nagu sa oled iseennast avastanud. Right? Et millal ka see kikib sisse, et me hakkame iseennast selgemalt nägema, et ma pärast kõike seda, mis te minu minevikust praegu mingi Spark Notesi lühendi saite, ma arvan, üks kõige sügavamaid hirme on kukkuda tagasi depressiooni. Ma arvan, et väga suur osa minu teekonnast siia oli fueled, jälle issand jumal, eesti keel. Et ta oli nagu lükatud sellest hirmust kukkuda tagasi sinna auku, sest et see auk, see on kole koht, see on meeletult õudne ja hirmuäratav ja kole koht, see lootusetus, see ja sa ei oska iseennast aidata ja sa ei oska, nagu, sa ei tea, mida teha selle hetkel ja see on et mul ikkagi see läks sinna kõige koledamasse kohta, mis me suudame nagu üldse ette kujutada ja see koht jäi mul mingisuguseks hirmuks. Ja siis ma sain aasta lõpus aru, et ma olen sinna kohta tagasi kukkunud. Ja see on nii huvitav. Nii palju tööd, nii palju enesearmastust, nii palju eneseusku. Ja see koht tuli kuidagi ikka tagasi läbi väsimuse. Lihtsalt ongi, töötad üle, teed liiga palju, ei arvestanud iseendaga, juhtub, eks ju. Ja siis nagu avastasin, et ma olin jälle kusagil auku kukkunud. Kogu aeg väsinud, nutan hästi palju, keha jälle valutab hästi palju ja mingi nii paha. Ma sain aru, et ma olen seal kohas jälle, läbi abi jälle. Üks hästi äge ravitseja naine, kes oli mingi, kas sa nagu saad aru ka praegu sellest, kus sa oled või? Ja siis ma sain aru, et see asi, mida ma kõige rohkem olen kartnud. Ma tegelikult oskan päris hästi hoida siin keskel. Kas ma tean, kuidas paremaks saada? Ei. Aga I'm okay. Ja siis sealt edasi mul tekkis järgmine mõte, kui ma üks päev läksin kurguarsti juurde. Ja muideks mu häälepaelad on täiegi, seal vahepeal on mingid siukseid traumasid veel, nagu mu häälepaelad ei töötanud, ma ei saanud laulda 2 aastat. Mu onu ja vanaisa uppusid, eks ju, korraga ja siis sul on mingi leinad, seal oli seal ikka elu nagu andis. Ja et ma läksin neid üle kontrollima, kõik on ilus, kõik on korras, aga teel sinna, ma mäletan, ma vaatasin nagu bussi aknast välja, võib-olla ma olin taksos, ei mäleta, sõitsin. Ja ma mõtlesin, mina ei oska iseennast üldse, nagu ma ei jaksa end hoida, ma olen nii väsinud, nii halb on. Ma peaks võtma seda nüüd kui võimalust, et näha, kui palju ma olen võimeline maailmalt armastust vastu võtma. Ja sellest päevast siuke tunne, nagu see sai nipsust läbi. Ma ei oska seda kirjada, nagu ma oleks õppetunni kätte saanud, et nagu, ma ei pea ise tegema ja ma ei pea ise paremaks saama ja kui ma olen nii augus, et ma ei oska iseennast ka aidata, ju siis see on see koht, kus ma pean teistelt hakkama vastu võtma. Ja siis ma mäletan, kuidas see arst täiega poputas mind ja rääkis ja kuidas ta täiega laavist näosaadet ja ta on kõige toredam üldse, eks ju. Ja mingi täiega aitas mingi nina teemadega ja siis ma läksin poodi, kus tuli üks pisik tüdruk afrojuustega mu juurde, oli mingi tere, kas ma saan pilti? Siis me nagu vaibisime, et meil on mõlemal afrod ja kui tore see on. Ja siis seal oli veel mingid väiksed tüdrukud, kes tulid rääkima, mingid poemõiad, kes tulid nagu rääkima, kui tore ma olen ja nagu me jutustasime nende päevast ja kuidas mingi nagu bussijuht jäi mulle seisma, kuigi ta hakkas ära sõitma. Siis ma olin mingi, oh my god, ma olen nii hoitud ja siis lähen koju ja mees teeb süüa ja hoiab ja siis mingid sõbrannad helistavad ja siis ma olen mingi see armastus oli mulle kogu aeg kätte saadav, aga täiesti pekkis, kuidas ma jään kinni sellest, et ma pean ise tegema kõike. Nii et
jaa, et ka ma tunnen, et ka see tsükkel minu elus, kus ma kartsin seda auku, sellepärast, et ma ei saa ise hakkama. Ma lihtsalt mõistsin, ma ei peagi ise hakkama saama. Ja see oli päris nagu hiiglaslik läbimurre mu jaoks, sest et ma tunnen, et see kogus armastust ja seda juhtimist maailma poolt, mis ma tunnen, nüüd on nagu mingi next level. Sest ma ei pea ise mitte midagi hakkama saama. Nii ilus. Oh my god. Thank you for listening to my TED Talk. Siin tänases selles on see, et selles podcastis on lihtsalt mitu seda. Iga kord tuleb nagu another TED Talk nagu. Üks TED Talk ja teise järgi. Kas, kuidas sa oled tundnud ennast üldse enda välimuse suhtes nagu siin Eesti ühiskonnas? Sellega, et sa oledki, sa oled by default, natuke teissugune. Juuksed, mis ei allu gravitatsioonile näiteks on ja mis on bänger. Jaa, absoluutselt, see on nagu kroon, mul anti kroon. Jaa, sulle lihtsalt anti naturaalne kroon, mida iga päev lihtsalt kanda. Aga kuidas sa ennast oled tundnud ja kuidas sa täna tunned ennast just nagu siin selle teistsuguse ägedada naisena? Ta on lainetanud hästi palju, et seal on see mingisugune kihtav, no kui mul on juba antud keha ja ta on siuke like I love this, sest te kujutate palju ma lihtsalt armastan inimeseks olemist, et mul on keha, mul on emotsioonid, mul on käed, mul on pöidlad, ma saan asjadest kinni ja kõik siuksed teemad, mul on siuksed juuksed ja siuksed huuled nagu ma olen nii ilus, nii mõnus, aga siis ma võtan ühiskonnale. Siis ma võtan sellele, mis on ühiskonna silmis ilus ja äkitselt ma tunnen, et ma ei ole üldse nii ilus. Võrdlemine hävitab selle ilutunde väga kiiresti ära. Kui ma ei võrdle, siis ma võin olla peegli ees nagu mingi oh my god, kes on see naine, mis toimub? Eks ju mingi, et maailm on nii laki, et ta saab mind üldse näha ja mingi minu mees on kõige lakim mees üldse ja mingi bla. Ja siis ma näen mingit naist, kes on mingi hästi peenike ja blondid juustega, siuke nagu Skandinaavia, siuke ilu, siuke teema, siis ma mingi ma vist ei ole üldse nii ilus ja siis ma nagu võin minna sellesse kohta ja seda võib tänaseni juhtuda vahepeal, kus lihtsalt see võrdlemine kikib sisse, sest et see on just kui mingi harjumus, mida ma ei oska veel täielikult nagu ületada. Üks päev mul on tänast mingi läbimure, ma alati mõtlen, et kui ma ei oska midagi teha, see tähendab seda, et mul ei piisavalt informatsiooni. Ja siis ma lihtsalt kusagilt saan mingi infokillu ja siis see loksub mul paika. Et ma väga palju ei stressa selle üle. Aga jaa, et on neid hetki, kus ma olen mingi kas mul kõht on liiga mingi ees ja mingi, kas mul on riied liiga laiad ja mingi, kas mul tissidega mul ei ole kunagi probleemi olnud. Ma korra mõtlesin, et mu tissid on liiga väiksed, sest ma tean, et mul on väiksed tissid nagu lihtsalt nagu in proportions, aga sellega ei ole mul probleemi olnud. I like my small boobies, see tähendab, et ma saan hästi sügavat dekolteesid kandes, näeb nii maitsekas välja. Love it. Ja mingi, kas mu silmaalused on liiga tumedad, kas mu huuled on liiga väiksed, et kas mu mingi jawline on piisavalt jawlining, et neid asju on see nii palju, sest et lihtsalt sa oled tüdruk ja sa oled naine ja siis sulle õpetatakse väiksest saati, milline sa pead välja nägema. Kogu aeg keegi õpetab sind, milline sa pead välja nägema. Nagu te näete, see on teema, kus ma võin natuke nagu äksi täis. I love it. Let's go. Miks? Kõikidel naistel selles mõttes nagu täiega teema, sest me võrdlemegi. Nagu mis asi on üldse ilu? Nagu kuidas keegi saab üldse mulle tulla ja mis on ilus või kes on ilus, on ju? Et nagu, what gives you the right? Väga okei, et sa ei arva, et ma olen ilus nagu. Mul on ka ju nagu erinev, mis I find attractive, what I don't find attractive. Mis on nagu sinu maitse, on ju? Maitse. Ilu on kõiges. Ilu on absoluutselt kõiges minu arust, kui sa nagu oled inimene, kes soovib otsida ilu. Ja kui sa oled inimene, kes näeb maailmas koledat, siis ka mina olen väga kole su jaoks, sest et kõik on kole su jaoks, nii et ma vist praegu sain ise mingi läbimurde momendi, et okei, et see on nagu hästi palju seotud, et kas inimene oskab ilu näha või mitte, et need, those people who want to judge, they're gonna judge. Ja ma jällegi... Ja nad hindavadki kõike ja kõiki kogu business. Aeg. Jällegi pole. Wow. Podcastid. Ma õpin nii palju enda kohta nendes. Eks siis jaa, et näiteks praegust ka, kuna ma hästi palju tegelen tervisega, hormoonidega, mis on mul natukene nagu out of whack, mul on see PCOS, polycystic munasarjad, see täiega jaurab hormoonidega ja insulin resistance ja kõik siuksed asjad, eks väga kergesti võtan kaalust juurde, isegi kui ma ei söö halvasti mitte midagi, sest hormoonid. Pea võib sassis olla, kuidagi ja siis ma nagu töötan sellega, poputan oma keha, söön hästi puhtalt ja käin trennis, ma teen siukest asja nagu EMS treening,
nii äge asi, nagu sul on nagu mingi siuke ma ei ole proovinud, aga ma varsti lähen kusjuures just proovima. Kuu aega seda teinud, see on siuke suit seljas, et sa lähed sinna, sa ei pea isegi mingid tossusid kaasa võtma, vett, mitte, sul on kõik olemas, sulle antakse riided, kõigest, ma armastan juba seda, et ma lähen sinna ja ma ei pea mitte midagi kaasa võtma. Ja sul on siuke nagu suit seljas, kus on elektri mingid asjad, ma ei hakka süsteemi seletama, aga point on selles, et ma teen 20 minutit trenni ja mu keha saab 6 tundi trenni. Ja ma tean niimoodi, ma teen 2 asja, et mul nagu esmaspäeviti on nagu rasvapõletuseks, ma nagu kõnnin ja vaatan TikTok'e samal ajal või siis vahel ma lihtsalt kuulan Wickedi laule ja siis teine kord nädalas mul on eratreeneriga, me teeme harjutusi ja käid 1 kord, 2 korda, et mingi wow, täiega tore, eks ju. Ja nüüd on 6 aega olnud ja mul lähevad jalgapüksid, mis ei läinud mulle vanasti jalga. Mu keha on muutunud ja ma olen nii tugevaks muutunud. 6 ajaga ma olen teinud 3-kuuse hüppe trennis, kus ma võin teha mingi kätekõverdusi ja mingi asju, mida ma ei suutnud füüsiliselt teha 6 aega tagasi. Ja ka seal just selle keha teemal, et ma arvan, et mul on mingi esteetiline keha, kuhu ma pürgin, milline ma tahan välja näha. Ja ma olen täiega nagu elu jooksul mõelnud selle üle, et kas ma tahan siuke välja näha, sest ühiskondlik surve, sest et kui sa mahud sellesse ilukasti, sind koheldakse paremini. Siuksed väiksed asjad, eks ju, beauty, privilege, täiega thing. Ma sain aru noorest peas, et see on see põhjus, miks ma vahel panen nii palju aura oma meigile asjadele, sest ma avastasin, et kui ma näen ilus jutumärkides, eks ju, välja, siis mind koheldakse paremini ja mulle lubatakse rohkem veidrusi. Ja nagu just mingi truth moment. Aga päris tore oli praegust mõista, et jah, ma tahan pürgida sellise keha poole, aga see on suuresti sellepärast, et see keha minu jaoks sümboliseerib tervist. Yeah, see on mingi täiesti teise koha pealt ikkagi tuleb see, on ju. Ma tahan olla terve ja ma tahan olla tugev. Nii väga, see on üks asi, kui sul võetakse ära keha, mis ma tundsin, mida elu just kui tegi mulle, siis see mõte olla tugev on nagu kõige ägedam mõte üldse. Ja siis ma Pinterestis ka, ma teen iga aasta, ma olen aasta moodboard'e, kus ma aasta jooksul lisan sinna pilte ja siis ma teen vahel iga paari kuu tagant nagu päris moodboard'id telefoni tausta piltideks ja ma vaatasin, mul seal hästi palju pilte naiste kehadest, pruunid naised, mingi ja ma vaatan, et neil on ikkagist kõhukumerused, mingi okei, I don't want the flat stomach, mulle meeldib see mingi naiselik kumerus, big butts, small boobs, afros, ma olen kuidagi leidnud nagu enda moodi naised ja ikkagist minu peas on mingi that's never gonna be you. Et see nagu ei juhtu. Siis ma mingi plokk on seal ees, millega ma arvan, ma ikkagist tegelen. Nii et see just kui see teema, et kuidas ma vaatan oma keha, ongoing process. Mõni päev nii hästi. Nagu oletame, et I'm in my follicular phase, ma olin täiega butcherisin selle sõna praegu, aga glowing, no bloating, siis ma lähen luteaali, kus äkitselt on kõik bloated ja ma olen mingi millal minust troll sai. Ja siis ma nagu lihtsalt pendeldangi nende vahel ja päeva lõpus täiega armastan seda. Et isegi need hetked, kus ma vaatan, et oh my god, I feel like a troll today, siis ma olen mingi, baby, so judgmental, come here. Ja siis ma nagu lihtsalt nagu armastan ja hoian seda osa minust, mis ei taha ennast hoida. Nii et jaa. Kuidas me siis nagu nüüd naistena saame üle sellest teistega võrdlemise teemast? Kuidas me saame mitte võrrelda ennast teistega? Kõigepealt aktsepteeri, et sa võrdled teistega. Et panna üldse nagu tähel, nii oota, kuidas see käib? Sa tuled hetkeks, siis ma leian, et see nii kaua, kui me ei vaatama hetke tõde, me ei saa mitte midagi muuta. Me oleme kogu aeg kusagil mujal ja siis me häbistame üldjuhul. Me võrdleme ja siis me häbistame või siis me valetame endale, et me ei tee seda, kõik need asjad. Aga ma leian, et kui sa tuled siia, kus sa päriselt oled ja sa võtad hetke, et ilma muutmata olla endaga, ainuüksi siuke väike nõks võib hakata muutma sinu sees asju, ehk siis see on see hetk, kus ma nagu mina isiklikult panen silmad kinni ja ma lihtsalt olen. Ja ma tunnen seda ebamugavust. Ja ma tunnen seda, et ma võrdlen teistega. Ja ma tunnen seda, et ma ei ole enda jaoks piisavalt ilus. Ja ma tunnen seda, et ma tahan olla teistsugune. Ja ma tunnen seda, et ma veel et mul on nagu häbi ka veel selle üle. Ja ma tunnen seda, et ma teen end maha selle pärast. Ja ma nagu võtan kogu selle kompoti, seda valu ja ma luban tema kehasse. See on füüsiline tunnetus ja ma tunnen teda. Nii oluline koht, nagu päriselt kogeda need tunded läbi on ju. Ja see on hästi somaatiline, eks ta on hästi keha teema. Sõltuvalt, kuidas ma tunnen, vahel ma tahan tantsida, ma tahan liikuda. Valu minu kehas ei taha üldse paigal olla. Vahel ma panen käpuli maha ja ma nagu tõesti nagu keerlen ja kuidagi nagu venitan, olen siuke mingi. Vahel ma sellega kaasneb, võib vihaga kaasneda.
viha ühiskonna suhtes, et mulle üldse õpetatakse sükest asja. Muidugi ma olen vihane. Nagu see on ikkagi nagu pahasti koheldud naine olen olnud, õudne. Ja siis ma võin vihastada ja peksta, aga fakt on see, et enne, kui ma üldse liigun mingisugusesse muutmisesse või et ma peaks teistsugune olema, ma tunnen ilma, et ma peaks teistsugune olema. Sellepärast see hetk, kui ma ütlen endale, et ma pean olema teine, ma ei tohi tunda seda, mis ma tunnen, mida ma teen, ma hülgan ennast. Ma vaatan enda sees olevat pisikest tüdrukut, kes on kunagi haava saanud ja mõtlen, fuck you, mine ära. Et see on valus. See on nii valus. Võrsus, kui ma vaatan teda ja ma vaatan ta valu. Ja ma nutan koos temaga, ütlen, wow, sul on nii haiget tehtud. Ja sa ei tea, ja keegi ei aidanud siit ka, sest mõtle kui sinu sees on need mingid minevikuvalud nii suured, see tähendab seda, et läbi aegade keegi ei ole hoidnud sind ka sellega. Nüüd seal on veel mingisugune tase. Ja nüüd sina saad end armastada. Sina saad seda teha. Nii et meie see on meeletu privileeg hoida ennast ja oma valu ja pakkuda omale seda armastust, mida mulle ei pakutud selle koha pealt. Võib-olla mulle ei osatud seda pakkuda. Tõenäoliselt sellepärast oligi. Aga mina ei saanud sellest aru. Mina lihtsalt mõtlesin, et I'm not worthy. Sest et ei loe see, mis on lapsekotselt juhtub, loeb see, kuidas sellest aru sai ja kuidas teda õpetati reguleerima seda ja kuidas teda õpetati seda kõike tundma. Nii et inglise keeles on sõna reparenting. Okay. Like I'm reparenting myself. Ehk siis ma nagu just kui võtan selle, kuidas ma olen kasvatatud ja ma nagu muudan selle ümber, et selle asemel, et end hyljata, nagu mind on kogu aeg hüljatud ja ma jätkan seda mustrit. Mida me kogu tegelikult teeme? Ma armastan. Ma hoian. Ja see armastamine minu jaoks ei tähenda, et ma olen rõõmus selle üle ja ma olen mingi, oh my god, nii tore, et sa oled siin. See lihtsalt tähendabki seda, et me võib-olla ei saa hästi läbi praegu selle emotsiooniga, aga ma luban sul olla siin. Ja kui ma tõesti olen nagu üldse ei taha tunda nagu, no täiesti, siis ma hoian seda poolt, mis kardab seda tunda nii väga, et ta keeldub. Siis seda, et see osa vajab rohkem armastust. Siis ma kogu aeg nagu jälgin, et mis on see kõige pealmine kiht ja ma saan sellest aru selle järgi, kus on mu kõige suurem vastandumine, resistance, kust ma kõige rohkem panen vastu, see koht vajab vaatamist. Ja ma arvan, et see on siuke life hack. Look at the resistance. Seal on see sinu koht, mis vajab hoidmist. Ja siis sealt edasi, kui ma olen hoidnud, siis kui te teete seda kodus, suudate seda teha, sest kui on suured traumad ja sa esimest korda hoiad, it feels like dying. Kõige õudsem asi, mida sa koged. Need on need naised ja mehed, kelle kohta ma ütlen, te olete nii ägedad, te olete nii võimsad, sest et see on raske sellel hetkel, sest et sa tunned mingit emotsiooni, mis on nii keeruline, et sa oled otsustanud ennast hyljata ja sa oled otsustanud ennast nagu shame'ida selle asemel, et seda tunda. See on see, kui hirmuäratav see on su jaoks. Sellepärast sa shame'id. Nii et no shame for shaming. See, kui sa ei taha tunda, that's okay. See on sinu viis ennast kaitsta mingi asja eest, mis on sinu kehale, närvisüsteemile, psühholoogiale, mis iganes, ta on nii hirmuäratav, et sa pigem hülgad ennast. Ja kui me suudame sellega istuda, nad hakkavad nagu ise ära minema. Nad lihtsalt hakkavad ise korda minema. Ja vahel meil on abi vaja. Ja siis minul oligi imeline pereterapeut, eks ju, kes aitas mul lahti mõttes neid lapsepõlve asju, mingi üle-eelmine aasta käisin ta juures. Ja mul on olnud imelised coachid vahepeal. Ja mul on olnud imelised vanemad, kes on aidanud ja toetanud ja kes on kõige ägedamad coachid üldse olnud, minu sõbrannad, kes näevad ja toetavad ja just sõbrannad, kes kuidagi lubavad seda kõike. Ehk siis, kui me räägime, kuidas hakata keha teemadega tegelema või ükskõik mis teemadega, kõigepealt hakka tundma. Sellepärast väga tihti me tahame tegeleda nende asjadega, sest need ei meeldi meile, me tahame, et nad lähevad ära, me tahame, et nagu fuck off teha neile, mis on ka hülgamine. Ja siis mis sa arvad, et su keha laseb lahti neist, muidugi ei lase, sest et sa lisad ühe traumakihi sinna juurde, selle asemel neid lahti lasta. Nii et kõigepealt lihtsalt tulla siia hetkesse, kus see kõik toimub, tähele panna, kus ta on su kehas, mida ta vajab, kas sa suudad seda üksi teha, kas sa tahad kellegi toetust sellega. Et ma arvan, et väga suur osa minu tööst kanaldajana ja energiatöötajana minu klientidega on olnud need sammud, kus me tegelikkuses ta tuleb mu juurde kanaldusse ja ta tahab lahti saada millegist, aga me lõpetame sellega, et ta tunneb esimest korda elus oma emotsioone. Ja ma lihtsalt nagu hoian ja toetan läbi teda sellest. Ja meeletud praktilised asjad. Ja see on nii ilus.
kui kellegiga on nii turvaline neid emotsioone lõpuks nagu kogeda, et ma lihtsalt tean enda kogemusest seda samamoodi, kuidas ma nagu terve elu olen lihtsalt nagu emotsioone lihtsalt on ju alla surunud, nagu nii paljud meist on ju, ja siis mitte üldse lubanud endal tunda emotsioone. No ma olin ikka paar aastat tagasi veel ka täiesti ikkagist väga kivikõva ja ma olin ikka nagu ainult lähme ja kütame ja mingi, mis emotsioonid nõrkadele mingi. Täiega. Kui paljud meist on olnud selles kohas nagu? Noh, ja siis sealt kohast, et nagu siis kogeda nagu kõige suuremaid emotsioone ja tundeid, nagu üldse neid kõige madalamaid, kõige valusamaid ja hakata sealt nagu siis nagu lubama neid ja nagu ja nüüd ma olen lihtsalt mingi oh my god, nagu see on olnud kõige suurem kingitus. See valu, mis ma nagu enda lahutuse sellega läbi kogesin, täna ma olen seda kõige suuremat kingitust, sest see õpetas mind tundma ja lubama emotsioone, neid nagu päris kogeda. Nagu lõi lahti. Täiesti, nagu ongi, it cracks me open, kogu see kogemus. Purustas ära, et sa tunned, et süda murdus, aga tegelikult murdus see kiht selle ümber põhimõtteliselt. Jah, et nagu kõigel lubada lihtsalt kõigel sellel. Ja mingi hetk nagu, mult on küsitud seda, et aga ma ju ei saa seda lubada, et ma kogu aeg luban. Et ma olen tööl ja mul tuleb mingi trauma üles ja nüüd ma jälle luban ja mingi, right? Aga ma arvan, et tuleb ka sellest mingist uskumusest, et kõik on nii raske, kui need esimesed korrad või et esiteks, kui sa ei ela oma elu juba, see on keeruline. Sa oled nii või naa, oled kogu aeg ärevuses ja ma arvan, et siin toimub siuke peegeldamise, siuke copy-paste'i olukord, et me eeldame, et iseendaks olemine on sama keeruline kui see, kui me ei ole meie ennast. Mina tegin seda täiega palju, nii et praegust ma võib-olla peegeldan lihtsalt teistel peale, et äkki teil on samamoodi. Et ma kuidagi mõtlesin, et see nagu healing, tervenemine on raske ja mitte olla mina on raske ja siis ju siis see usaldamine on ka raske, kõik peab raskelt tulema ja siis üks hetk ma lihtsalt otsustasin, et ma tegelen selle traumaga endast, et miks ma usun, et kõik on raske. Ja nüüd on kõik hästi kerge mu jaoks, aga nagu need emotsioonid ei ole, nad ei püsi seal igavesti, kui sa päriselt andad neile tähelepanu, juhu seal all ei ole veel kihta, siis see osa ei tule tagasi. Jep. Ta lihtsalt, sa teed tagantjärgi ära selle töö, mis sul oleks tehtud lapsepõlves. Kind of nagu sul on praegust ka konflikt kellega ja keegi hoiab sind läbi selle konflikti, sa ei võta seda järgmised 20 aastaks nagu kaasa endaga. Nii et sa teed tagantjärgi tööd ja mina leidsin, et mida rohkem su usaldus kasvab, sest et mida sa tegelikult teed, sa õpetad iseendale, et sa oled usaldusväärne. Sul tuleb emotsioon, sina otsustad seda tunda, nii et su keha on mingi they're doing it! Oh my god! Me oleme meie tunded on tuntud. No põhimõtteliselt nagu nii on, nagu vähemalt nagu mina, kui ma õppisin nägema lihtsalt ongi emotsioone kui lihtsalt energiat, mis tahab minust nagu läbi voolata ja mingid lihtsalt energiat nagu on minus nagu kinni jäänud, ma olen alla surunud. Ja lihtsalt nagu need tahavad nagu vabastust ja algust, kuna seda ongi nagu nii palju. See on lapsepõlv ja kõik need muud toredad. Intensiivne. Alguses ongi intensiivne, aga kui saada need kohad, nagu lasta nendel emotsioonidel vabalt liikuda ja need allasurutud emotsioonid ära vabastada, siis lõppkokkuvõttes nagu see kõik lähebki nagu kergemaks ja elu üldse muutub niivõrd palju kergemaks, sest ma ei ole trigerdunud iga asi ei häiri mind, kõik inimesed ei häiri mind, on ju. No. See, mis me ütlesime meile, not giving a flying fuck. Lihtsalt see koht hakkab tekkima, eks? Ja lihtsalt täpselt, ja nagu mitte selles mõttes, et nagu mitte nagu nõmeda koha pealt, vaid lihtsalt nagu not giving a flying fuck, see kõige paremas mõistes, on ju. Ja siis ongi, et siis sa saad hakata tegema diile oma kehaga muideks. Mul vahel tekib üles trigger ja ma olen mingi õhtul tunnen. Ja mu keha teab ju, et ma lähengi õhtul tunnen, sest et ma hoian lubadusi, mis ma annan iseendale. Ja siis see emotsioon nagu tõmbab tagasi ja ma võin ära fokusseerida, ära teha. Aga nagu, et mingisugune tasakaal tekib, et meie emotsioonid ongi just, kui suruvad end sisse, siis nad tahavad tähelepanu. Aga see, et kui sa nagu annad seda, regulatsioon hakkab juhtuma ja siis nagu see kõik nagu laabub ja kuidagi läheb pehmemaks ja on rohkem meie enda nagu kontrollitav, sest et me regulaarselt oleme olemas lihtsalt iseenda jaoks. Nii et seega see, et aga siis ju ma tunnen kogu aeg ja siis ma ei saa mitte midagi muud teha. Nagu see on algus ja lihtsalt kuidagi see, et kas nüüd hakkab kogu aeg nagu nii olema, siis tegelikult ei hakka, lihtsalt sa hakkadki tegelikult nagu armastama, aga neid kohti ongi, kui sina tuled mulle midagi näitamist, mis mingi trigerdab, okei, sa tõid minu kohas üles mingi koha, mis tegelikult vajab nagu mis vajab tervendamist, mis ei ole veel minus vaba. Sa näitad mulle, kus mina ei ole ise veel vaba. Ma olen peegel.
nagu mis saaks ilusam veel tegelikult olla, kui me jõuame sellesse nagu kohta, kus ma nagu toon selle endasse, et ahah, okei, siis ma ütlen sulle aitäh, et sa näitad mulle seda kohta, kus ma veel ei ole vaba. Nii et sa tood kogu aeg fookust enda peale. Jep, kogu aeg tagasi kõik. Nagu kõik väga kiire viis ärevusest lahti saada, kogu aeg too fookus enda peale. Ei keskendu nii palju, mis teised teevad ja kuidas kogu aeg enda peale, mis mina vajan, mis mina olen. Ja see nõuab alguses ikka tegelikult selles mõttes sitaks julgust, et tullagi sellesse vaikusesse ja tullagi ollagi istuda endaga. Sest et sa hakkad tundma kõiki neid osi endast sinust, mida sa vihkad. Mida sa hakkad vihkama, nagu sa tõesti vaatad ennast ja mõtled, ma olen koletis, ma olen õudne, ma ei taha seda tunda nagu like you're gonna feel that self-hatred. Aga siis see nagu laabub. Ma arvan, et ma hakkasin nagu üliintensiivselt seda tegema, et ma tunnen kõiki oma emotsioone 3 aastat tagasi. Aasta oli ikka päris intensiivne, aga see aasta oli nagu nii kiire areng kui üldse olla saab ja siis eelmine suvi mul käis ära see nõks, et enam ei ole vaja või nagu nüüd sellest on saanud siuke igapäeva osa, mida ma teen vahepeal, ta ei ole üldse fookuses, temast on saanud mingi harjumus, nii et ma saan fokuseerida kogu ülejäänud peale, ma loon ja ma teen ja ma laulan ja ma olen sa saadki mujale fokuseerida sellepärast, et sa lihtsalt need emotsioonid, kui nad tulevad, sa kogedki nagu need põhimõtteliselt juba nagu see on loomulik osa, et see ei ole nagu midagi, mis on nagu tegelikult eraldi meist, on ju. Ja siis sa lähed ja naudid. Siis on fookus on nautimisel, on ju, ja kohalolul ja kõigel sellel, sest me ei ole välismaailma poolt enam niimoodi nagu mõjutatud kogu nende olukordade poolt ja me saamegi nagu, mina kogesin, et ongi me enda sisse tekib nii palju vaba ruumi kuidagi. Nagu seda. Oh my god, see on reaalselt üks asi, mis ma ütlesin oma terapeudile, et ma mingi, mul on nagu vaikust kehas ja peas ja nagu, et like there is space. Mis see on? See oli täiega üks asi, mida ma tundsin hästi füüsiliselt ja nagu I get it, kui sa ütled seda. Elagu ruumid enda sees. Get it. Ruum. Ja see vabadus ongi nagu keha sees on nagu vabadus uutele kogemustele, uutele inimestele, uutele võimalustele, sest muidu ma ikka nagu oma nendes kastides ja asjades kinni ja et selles mõttes nagu ongi alguses lihtsalt seda fucking julgust, et nagu minna sinna sisse ja lubada ja armastada ennast nendes nii-öelda siis nendes koledamates kohtades. Nii et väike väljakutse inimestele, kes kuulavad, kui sa avastad järgmisel hetkel, et sa oled üksinda ja sul tekib üles mingi valu või trigger või isegi ebamugavus. Ma lihtsalt kutsun sind uudishimulik olema selle suhtes. Nii ja sõna uudishimulikus, I love it. Lihtsalt nagu jälgi, võib-olla sa ei soovi teda veel hoida, see tundub, aga lihtsalt paned, et enne kui sa hülgad, näe teda. Ja võib-olla sa lähedki ja sa paned ka end käpuli, sa lased endast läbi. Aga lihtsalt näe teda kõigepealt, siis anna talle tähelepanu üldse ja vaata, kuhu see võib viia. Et ainugi see, et ma panen tähelepanu. See võib päris palju nagu anda ja tervendada juba üksinda see. Väga ilus. Täiega. Et see ei pea kõik olema suured läbimurded, et ta on siuke pisike mikrotöö vahel. Siuke väike, et teed seda sammu, mida sa saad teha. Ja selles hetkes, mis on nagu olevikus praegu kätte saadav, tegeleme sellega. Ja siis üks, et sa avastad, et sa elad oma unistuste elus, sa tantsid hästi palju, sa laulad kogu aeg, su peas on õhku ja ruumi ja sul on mingi unistuste suhe ja imelised sõprused ja siis sa nagu pilgutad silma, et nagu, kuidas ma siia jõudsin? What the hell? Ma ei tea. Lihtsalt üks, et sa oled seal. Ja see on kõik sulle kättesaadav, sest et me elame maailmas, mis on voolitav nagu savi. Midagi, mis iganes ma tahan, ma mõtlen, see on siin. Nagu mu elus toimub see nipsus, see toimub nagu naeruväärse kiirusega, et ma mõtlen midagi ja see juhtub. Ma tahan midagi ja see on siin. Ma tunnen, et mul on see on siin. Põhjus, miks ma ei stressa oma tuleviku pärast on see, et ma nii või naa võtan ju samme mu unistuste nagu suunas, nii et loogiliselt ma lihtsalt üks hetk olen seal või siis ma olen teises kohas, sest et mingi hetk ma avastasin, et ma tahan midagi muud. Nii et nagu see kõik on kättesaadav. Aga lihtsalt me peame muutma seda, mis me usume ja väga tihti me muudame, mida usume läbi selle, et me lihtsalt tervendame ära need kohad ja traumad, mis ei luba meil uskuda seda. Koristame. Mida räägime natuke su perekonnast ja et nagu sa oled ju muusika keskel tegelikult ju üles kasvanud. Ja, muusika, tantsimine, kunst, hästi palju kunsti. Minu issi on maalija ja laulja ja siis Reiki Master, nii et ka see energiatöö jookseb sealt. Minu emme on tantsija, lavastaja, treener, koreograaf ja ta kunagi tegeles ka homeopaatiaga ja refleksoloogiaga, nii et ka siuke veits väga lahe. Ja. Ehk siis ma nagu kasvasin üles eriti mu lapsepõlves, mul on mingid mälestused, kus ma tulen nagu suvel trepist alla, see on hästi järg mälestus, ma arvan, et enamik intervjuudes, kus mul küsitakse lapsepõlve kohta, mul kigib kohe see mälestus, kus mul on nagu suvi,
meie tagumine uks on lahti, ma elasin metsa keskel külas, täitsa buss nagu, et saada Viimsi keskusesse oli mingi iga paari tunni tagant ja sealt edasi linna oli veel nagu pool tundi, nii et ma olin suht isoleeritud ja meil oli siuke suur tagaaed ja mets on otse üle tee ja koer jookseb õues ja kassid on toas. See on nii tore, ma tean seda pilti, sest ma olen käinud intervjueerinud su isa teie kodus ja mis sa räägid, ma tean seda maja seal üle tee, ma filmisime veel mingit promo mingile teisele asjale, seal oli ka mingi koer, ma nagu mingi oh my god, nii, mul on täpselt pildid ees nagu nii ja siis kuidas ma tulen trepist alla ja on pühapäeva hommik, sest et mul on meeles pannkoogilõhn ja pühapäevati mu vanavanema, kes elab maja teises osas, tegi pannkooke ja me räägime terve mu elu iga pühapäev. Ja ladina muusika mängib ja ma näen nagu trepivõrede vahelt, kuidas mu ema ja isa on üksinda köögis kahekesi ja keerutavad üksteist ja tantsivad, ma olen ladina tantsu õppinud ja teinud ja siis nad seal täiega tantsivad ja keerutavad ja ma arvan, et see pilt on kuidagi mul nii siin sees, et that's what I want. See on see, mis ma tahan ja ma ei ole nõus nagu mitte midagi muuga. Mina tahan seda perekonda ja seda kodu, ma tahan olla see lapsevanem, et minu laps näeb, kuidas ma mehega tantsin mööda maja ja naeran ja leian elust rõõmu, sest et minu vanemad andsid mulle selle elu rõõmu. Et täpselt nagu igal inimesel, nad on mulle andnud ka traumat edasi, cause we human, ma olen suht kindel, et ma traumeerin ka oma lapsi oma moodi, sest et mina ei tea, mis õppetunde nemad vajavad, eks ju. Aga nad andsid selle mingisuguse elu rõõmu, selle mingisuguse uskumuse, et kõik on võimalik. Minu isal oli alati ütlus, et kõik on võimalik, kui sa oled lihtsalt nõus võtma samme selle suunas, et everything's possible if you work for it. Aga see ei ole nagu hard work, vaid see oligi nagu, et kui sa lihtsalt nagu võtad samme selle suunas, et kui ma lõpetasin ka keskkooli ja ma armastasin meikimist, ma juba siis töötasin nagu meikijana keskkooli lõpus. Ja ma tahtsin minna meigikooli ja minu isa lihtsalt küsis, are you serious about it? Et on see nagu midagi, mis sa tahad? Ma olin mingi, jaa, siis ta oli mingi, ma annan sulle selle raha. Ja ma läksin meigikooli. Ja ma tegin 2 aastat ja olen nagu topelt mingi selle tasemetega ja mul on Eesti meistri trofee on kodus. Jah? Ja siis mulle meeldis hullult neid mingi üliartsisid asju teha ja värvilisi ja siis üks hetk ma lihtsalt avastasin, et see ei tekita tuld minu sees enam, ma ei põle, pigem ma väsin ära iga kliendiga. So I stopped, ma ei teinud seda rohkem. Ja see julgus ka siis näha seda kohta, et see ei ole enam see, et ja usu mind oli nagu inimesi, kes olid mingi, et sa nagu käisid koolis ja mingi sul on ju karjäär ja kuidas sa nüüd niimoodi siis ma mingi, ma ei tea, ma ei taha seda enam ja võib-olla see on see, et ma olen olnud nagu, ma tean, mis tunne on elada elu, mis ei ole minu oma, see hetk, kus sa nagu vihkad iga hetke ja ei oska elus olla. Mina ei sattu sinna tagasi. Kindlasti mitte, selles mõttes nagu mina olen ka vaatasti nagu sarnane selle koha pealt juba ammu, et mulle meeldibki katsetada ja proovida erinevaid asju ja mingites asjades ma pühendugi võib-olla nagu pikemat aega, täitsa pekis saada, et me tegime 6 aastat ja kogu seda brändi on ju, mis on tegelikult juba nagu arvestatav aeg on ju, aga mingites muudes töökohtades ma mingi 2-3 aastat ja ma olen olnud selles kires ja selles tegutsemis ja mu silmad säravad ja siis mingi hetk on mingi tahan edasi liikuda. Ja kuidagi nagu seda ka, et julgus seda, neid asju valida ja ongi seda uudishimulist, aga mind tõmbab praegu kuskile mujale, sest me ei pea enam täna olema selles kohas, kus me peame stikkima selle mingi ühe ameti või ühe töökoha või mingid asju, me saame elada nagu nii mitu elu selles ühes nagu siis pikemas elus. Nii palju on avastada täiega, et me ei pea olema selles ühes asjas või 2 asjas või 3 asjas, et jah, loomulikult nagu katsetada, et mingid asju telega, et nad vaadata, et ma lihtsalt ei põgene, et võtan kogu aeg ainult uusi asju, on ju. Et aga kui sa tunned, mingi asi on tehtud, siis sa ju tundsid ju, et kuskile, et seda tõmbe mujal, on ju. Täiega. Mul on see, et kui ma tunnen, et midagi ei sobi, tegelikult mu esimene asi, mis ma vaatan on, et kas see vorm, kuidas ma teen, ei sobi. See on tavaliselt esimene. Et kas ma pean võib-olla muutma, äkki ma teen jumestust edasi, äkki ma tahan liikuda krimmi, midagi teatraalsemat, äkki nagu, aga kuidagi ikkagist, ma ei saanud ignoreerida seda, et ma teen seda asja ja tunnen, et seda tehes mu energiatase kukub. See ei ole see, kuidas mina olen loodud oma elu elama, et ma olen human designi coach, järgmine asi, milles mul on paberid ja asjad ja täiega arvestan seda ja seal ka ma mäletan üks asi, mis see mulle andis, on üks väga spetsiifiline infokild oma infovälja kohta, oma elektromagnetvälja kohta, et need asjad, mida ma teen, mis on loodud minu jaoks, annavad mulle energiat samal, kui ma teen seda. Ja see on non-negotiable, ehk siis kui ma tunnen asja tehes, et sealt hakkab minema, siis ma tean, et see on stopi moment või see on muuda suunda moment või see on lõpeta ära asi moment, eks ju. Stopi all ma mõtlesin pausi alguses. Nii et see jumestuse asi ma konkreetselt tundsin, et lihtsalt
ei, ma nagu väsin, siis ma isegi veel ei teadnud seda generaatori asjade teemat, aga noh, mingi osa minust ikka ju teab. Ja ma lõpetasin ära ja ma liikusin edasi ja minu isa ütles ka lause, et life is too short to do the things you hate, but long enough to do everything you love. Ja see on mul ka siin ajusopi vahel. Ma ütlesin oma isale just üks päev, et kas sa tahad teha raamatu nagu oma elust, mis ei ole seotud su karjääriga, vaid lihtsalt nagu need quote'id ja need laused, mis on nagu mind õpetanud ja kasvatanud, sellepärast, et minu enda terapeut ükskord küsis mu käest, et kuidas sa seda tegid, kui ta kuulab mu minevikku ja ta on ise ka nagu mingi, et and I quote, kas sa saad aru, et sul on kõik näitajad olemas, et sa võiksid olla narkosõltlane kusagil tänaval kodutu, et see on see, mida su närvisüsteem ja sa istud siin ja sa särad ja sa oled ja ma olen mingi jah, ma ei tea, kust see tuleb, aga ma olen hästi palju nüüd mõelnud sellest jutuajamisest saati ja ma arvan, et minu esimestes eluaastates, kus sul need baasuskumused nagu kujunevad, minu vanemad lihtsalt tegid väga head tööd. Nad lihtsalt täiega õpetasidki mind, et ei, kõik on võimalik ja esine, nagu nad andsid minule mõel hästi palju esinemise võimalusi. Ma mäletan, mu isa ehitas meile mingisuguse papist maja, magamistuppa, kus ta lõikas aknad välja ja ukse ja siis mina ja mõde esinesime seal ees. Wow, kust need mälestused praegu tulevad? Ja meie magamistuppa kogunesid nagu perekond ja siis me käisime seal majakeses veel nagu kostüümivahetusi tegemas. Ja siis nagu tuled välja jälle laulad ja esined, et kuidagi nii palju oli seda esinemist ja säramist ja kodus sai seda teha, et isegi kui väljaspool maailmas ei olnud turvaline, siis kodus oli turvaline ja mingi hetk ma läksin täiesti kindla, et ma ka kodus enam ei teinud seda, et kuidagi life was lifing, aga et seal alguses see oli paigas. Ja ma arvan, et need uskumused, mis seal all on kandnud mind. Täiega kandnud mind. Ja no, võtame ka mingi osa maagiale ja kanaldamisele, kus ma olen terve elu saanud infokilde ja kuidagi juhatusi, et see pool ka. Aga jah, et see on nagu ägedad vanemad. Ägedad inimesed, hästi ägedad inimesed on minu vanemad. Jaa, sinu ema ma niimoodi tea, aga sinu isaga mul on õnnestunud mitu korda. My mom's so cool. Ma usun, jaa! Nagu minul oli ikka see ema, kellega me võime istuda nagu, et kui you're a teenager, eks sa oled nooruk ja siis sa oled täiega mingi rock and roll punk, ma olin see inimene, ma olin see it's not a phase, mom, phase'is hästi pikalt, kus ma kuulsin punki ja must silmalainer, siuke maailma nõudne koht. Ma võtsin ikka oma ema isaga olla. Alati. Filme vaadata, istuda ja rääkida öösel nagu nendega maailma asjadest, et mingisugused uskumused ja usud erinevad maailmas. Mu ema hullult huvitab ajalugu. Egiptuse ajalugu, Kreeka ajalugu, nii siuke see päris praktiline pool, mis on juhtunud, kui ka igasugused mütoloogilised pooled. Temaga nii huvitav rääkida, ta on tõenäoliselt üks kõige targemaid ja intelligentsemaid naisi, keda ma tunnen. Ja ma ei räägi sellest, kas sa oled ülikoolis käinud ja mingi paberi saanud, vaid intelligentsus, see kui lai on su maailma pilt, kui uudishimulik sa oled, tal on see oskus näha ühte poolt asjast ja samal hetkel vaadata ka teist poolt. Ma tunnen, et see on oskus, mille ma olen temalt saanud, vaadata asja nagu mitme külje pealt ja mitte rahulduda ainult ühe poolega, et tema nagu õpetas hästi palju seda uudishimu ja samamoodi minu isaga ka, et tema on justkui selles esoteerilises maailmas ja energiamaailmas ja just oma elu filosoofiatega hästi paigas, hästi palju õppinud seda, kui sa oled ikkagi Reiki master energiatööd teinud ja sul on see mastery silt seal, sa pead olema väga palju aega panustanud sellele ja õppinud ja nagu, et masterdada see asi, ehk siis temalt tuli hästi palju nagu elufilosoofiaid, mis on toetanud. Ja siis ma arvan, mis on kõige ägedam asi üldse, mida minu vanemad tegid, nad andsid mulle ruumi avastada seda kõike oma moodi, mitte nende moodi. Nad andsid mingid tööriistad ja siis lasid avastada. Et see on nagu äge, et mulle ei surutud peale midagi. Ei surutud peale usku, mitte midagi, et kui minust hakkasid juba lapsena välja lööma asjad nagu kanaldamises, mis on siis info läbitoomine, mis on nagu nähtamatust maailmast, ma kujutan seda ette natuke nagu tõlkimist, et ma nagu tunnetan ja näen mingit nähtamatut maailma, olendeid isegi seal, mis kõlab üli crazy, aga noh, on nagu on, eks ma ei saa mitte midagi parata sinna. Ja siis nagu läbi tuua seda, et kui juba väikse lapsena ma hakkasin teadma mingeid asju, mida ma jumala eest 4-aastaselt ei tohiks teada ja nagu jagama. Aga kas sa näitega tuua või lapsena või kuidas? Nad on nii, nagu need on nii nagu hüperpersonaalsed näited, sest et nagu kui ma ütlen, et ma teadsin asju, mida ma ei tohiks teada, ma mõtlengi, et ma võisin nagu võõrastele rääkida asju nende lapsepõlve kohta ja mingi siukseid nagu... Et sa nagu vaatasid lapsena kedagi ja siis teadsid nagu nende kohta mingit infot, mida kuidas ma seletan, ma kuulsin seda infot ja ma teadsin, et ma pean rääkima nendega sellest. Et seal oli nagu info ja juhatus.
ja et kuidas ma võisin olla nagu 9-aastane laps, kes rääkis täiskasvanuga, kes nuttis minu ees sellest, mida ma nagu jagasin temaga ja tundis läbi, ehk siis siuke mingi ravitsemise või ma ei taha seda ravitsemist, mingi juhatuse või nagu mingi info jagamise teema mul terve elu olnud. Et isegi kui see hakkas välja tulema, siis minu isa oli mingi, ma olin samasugune ja toetas mind selle kõige keskel. Mida rohkem ma sellega tegelesin, et vahel isegi kui neil olid mingid omad hirmud, siis nad nagu võisid jagada hirmu, aga kuidagi ikka lasta mul minna oma kulgu, sest et ma olen inimene, kellel meeldib hullult katsetada. Ma tahan kõik õppetunnid ise nagu läbida, keegi ütleb mulle, ära tee, sa saad haiget, see läheb. Siis ma olen mingi, nüüd ma tahan isegi veel rohkem teha, sest et kust mina tean, et minul läheb nii nagu teie räägite mulle, et ma olin alati see inimene, see laps terve elu olnud, siuke põikpäine. Ja nad kuidagi nagu lubasid seda. Ilus. Ja see on nagu hästi äge. Ja ma tunnen, et see kõik trumpab üle kõiksugused valud ja arusaamatused, mis on ka lõpuks ka läbi töötatud, sest mul olid ka need vanemad, et kui midagi oli ja kui ma lõpuks julgesin sellest rääkida, nad olid valmis kuulama. Mis on jällegist nagu mingi meeletu oskus minu arust, kui ma vaatan maailmapilti, kus inimesed ei kuula üksteist, siis ma mõtlen, wow, mul olid need vanemad, kes kuulasid. Like siiani kuulavad, like that is siuke väärtus, et isegi kui ma töötangi läbi mingi hulle, mingi teemasid, kus ma tunnen, et ma ei olnud mõistetud ja ma ei olnud nähtud ja see on mingi hullu valu ja haava tekitanud. Ja siis ma kogun kokku oma julgust, et ta on mingi, nii, emme, ja ma võin rääkida, ta kuulab. Kui oluline see on. See kuulamise lihtsalt nii tore, nii et täiega müts maha mu vanematele. Täiega, tervitan, kui kuulete seda saadet, siis shout out täiega teile, et olete nii ägedad, soojad, ilusad inimesed. No vähemalt olles nagu koos sinu isaga, siis see ongi see wisdom, ma arvan, on siuke hea, vaata, mis ise ka nagu välja tõid ja tema kuidagi hästi sügav nagu kohalolu. Ja meeletult sügav, nagu see siin olemine. Ja päris nagu... Ja ta näeb, tema näeb läbi sinust. Nagu kui mina selle kannandamisega, mina nagu pigem, kui ma istun koos inimesega, see on nagu väljas mul. Mul on siuke väga siuke, sinu selgroog on siin, minu selgroog on siin, like we're separate people. Mul on siuke tunne, et tema lihtsalt käib niimoodi maailmas ringi, et ta näeb kõigist kogu aeg läbi. Mis on mingil määral nagu täiega hirmuäratav, isegi minu lapsena, siis harjud ära sellega ja sa õpid olema autentsem, mis on täiega tore. Aga jaa. Love them, nii palju, nii tänulik neile, nii palju armastust nende suunas ka, et siis kui ma räägin, siis ma tunnen, et see armastus, mis on minu seest, nagu lihtsalt täidab kogu mu keha ära, üleüldse armastus nagu maailma suunas ja inimestes, see armastus üldse on nii palju mu seest, ma lihtsalt mingi ma teen selle kõige ka nagu jaga täiega jagan, ongi mingi tahan hakata oma jälgijatega jagama, kes käivad teekonnale sõpradega, ma lihtsalt siuke tunne, et ma lihtsalt oksendan maailmale lihtsalt kogu aeg armastust peale. You do it, babe, nagu parem oleks lihtsalt I'll be watching you now, I subscribe, I like, I share kõike seda head kraamisi, seda on lihtsalt täiega vaja, et lihtsalt ongi enda autentsuse koha pealt lihtsalt jagades lõppkokkuvõttes ei olegi nii oluline nagu see, et nagu konkreetselt mida me räägime, vaid see, mis on see energia, mis on see vibe, see vibratsioon, mis me kanname. Nagu sellena lihtsalt olla ja jagada ja siis lihtsalt inimesed saavad niimoodi need tervendamise kohad tegelikult lihtsalt läbi selle, et ma võin ka olla äge, autentne mina. Ka asi, mis ma nagu õpin, ma arvan väga pikalt, ma tundsin, et ma pean looma mingisugust väärtust. Täiega mõtlesin läbi kõik, mis ma postitan ja teen, et kas siin ikka on see väärtus ja kas siin ikka on see infokild sees. Ja siis ma olin nagu mingi, wow, ma päriselt suutsin end veenda, et ma nagu võiks üldse teada, mida keegi vajab. Ma ju ei tea, oh my god, mis pinget ma tekitasin endas sellega mingi see pinge kuidagi teada, mida keegi teine vajab, ma ju ei tea. Ma ei tea, mis üldse minu eluski hakkab juhtuma, aga see pinge, mis ma panin kogu aeg oma vaesele nunnule, väga hot ajule peale, et ta nagu peaks teadma midagi. Ehk siis ma tunnen, et see on täiega olnud mingi õppekoht, et ma lihtsalt jagan seda, mis tuleb autentselt, siis kui ta tuleb ja usaldan, et ju siis nii, nagu ta pidigi minema maailma ja see paneb mind täiega silmitsi mitte piisavuskohtadega, et justkui, et mina üksinda nii, nagu ma olen, süritades välja oma autentsust, nagu, et see nagu ei oleks piisav, need kohad tahavad välja tulla kohe. Et see on väga suur koht, ma arvan, mul ja teistel ka täpselt samamoodi. Et just kui see kontrollimine, mis mul oli minu viis kaitsta seda poolt minust, mis tunneb, et ei ole üksinda piisav. Ja siis, kui ma nagu seda vaatasin, siis minu puhul see nagu tuli hästi tugevasti välja, nii et praegust ka ma teen väike challenge iseendaga, nüüd tal on 3. päev, aga et ma iga päev postitan mingi video TikTok'i
mis on minu jaoks ma pean nüüd TikToki tulema. nii et tule TikToki. Sissi pärast. ma nii või naa postisin sinna vahepeal päris palju. Nii et üleeile ma panin, mis on minu uusaasta eesmärk. Ja ma panin sellele nimeks Divine Stubbornness. Või Aligned Stubbornness ehk siis siuke juhitud jumalik põikpäisus, et mina ei võta ühtegi sammu, mitte ühtegi otsust, ma ei tee mitte midagi, kui see ei ole mul nagu rakkudes ka õige tundega. Ja pole vahet, kas keegi tuleb survestama mind, sest et ta kardab, tal on endal ebakindlused või et aga sa ju pead. Ma ei tunne seda. Ja oi, kus siit tulevad mingid kihid välja, et siuke tunne, et kas ma olen täiega mingi isekas ja mingi, kas nii on õige, mingi nagu mingid see people pleaser, mingid tolmurullid, kes minu sees veel keerlevad, sest need ei ole väga palju täiega tulevad välja sellega. Siuke mingi, aga äkki ma peaks tegema teiste jaoks. Ei pea! Ja siis nii tore on nagu jälgida seda kohta, et see on ja siis nagu ongi, et teengi siukseid postid, kus ma nagu räägingi niimoodi või siis eile ma jagasin, et mida tähendab minu jaoks work smarter, not harder. Ja siis ma leidsin, et see ongi see, et kui ma olen endaga hästi hetkes ja kooskõlas nende järgi samme, siis ma ei tee liialt samme, ma ei põleta end läbi ja see on working smarter minu jaoks. Ja siis ma ei tea, mis ma täna jagan. Võib-olla ma jagan seda, et maailm on ilus ja ma lihtsalt kashin korra rõõmust. Aga ma lihtsalt kavatsen nagu panna end proovile, et lihtsalt jagada ilma selleta, et ma otseselt enda arust loon väärtust, vaid ma lihtsalt jagan neid mõtteid, mis mul on ja usaldan, et kui peab jõudma, siis jõuab. And that's okay. Ei vaata numbreid, kui palju seda on vaadatud, mitte midagi. Doesn't matter. Võib-olla pidigi üks inimene seda nägema, that's it. Ja kuidagi... Jaa, just täpselt. Et me nii tihti hakkame jääme nagu nendesse numbritesse kinni. Mulle meeldib, selles mõttes olema, tegelikult mulle meeldivad numbrid, on ju. Mulle meeldivad, et mingis kohtades ikkagi on nagu tore näha seda, et okei, ma ei tea, mingil podcastil on, ma ei tea, mingi 80+1000, ma ei tea, kuulemist vaatamist, on ju, et see on bänger, on ju. Et aga, et just see, aga miks need on saanud ka tulla, ei ole sellepärast, et ma olen tahtnud, et need saated oleksid kuidagi nähtud või kuuldud sellepärast, et vaid need ongi sündinud täpselt selle autentse vestlusena ja sealt on tulnud need, on ju. Ja aga siis ongi jälle see, siis ma hakkan ootama, okei, nüüd Sissiga saade peaks tulema mingi 100 000, on ju. On ju, ei. Ja siis, et täpselt, et see sotsmeedia on vahepeal nagu nii crazy koht, et seal, kui on mingi 100 inimest vaatab, siis oh my god, ainult 100 inimest. 100 inimest! Nagu pane nad ühte ruumi. Pane saali, et mis saale me kogu aeg tegelikult nagu täidame. Või 20, sul on mingi 20 laiki. 20 inimest on pannud sulle mingi südamet, et mingi I like you, I like what you do, on ja. Kui tihti on mingi keegi, keda mina austan, pannud mingi postituse ja ma loen seda, ma olen mingi done, dead, like see oli see info, mida ma vajasin. Ma olin see üks inimene. Right? Ja siis ma nagu kujutan ette, et võib-olla ongi siis see üks inimene, kes loeb seda on nagu mingi ja siis ma mingi, my work's done. Oligi nagu tehtud. Võib-olla olin mina see üks inimene. Võib-olla ma teen neid postitusi mitte teiste jaoks, vaid et endas tõesti tervendada ära see koht, see mittepiisavus lihtsalt olles mina. Võib-olla mina olen see inimene, kes vajab seda. Ja ma ei tea, kuni õppetund on käes. Siis ma saan aru. Aga just nagu see on nii kuidagi mulle endale nii oluline koht, nagu lihtsalt ongi jagada seda enda, lihtsalt seda autentset nagu kohta ja et seal ei ole seda sellepärast, aga et teha rohkem neid asju lihtsalt nagu lihtsalt tegemisel. Ma see tunnen, on ju, et ma jagan seda tunnet ja seda olekut versus see, et nagu seal peab olema mingi outcome. Ja siis lihtsalt tähistame, kui tuleb 100 000 tähistame, kui tuleb 1 miljon tähis. See hetk, kui sul on kunagi 2 miljonit kuulamist, nagu tähistame. See hetk, kui on 1000 kuulamist, tähistan. Ja kui on mingi trigger, ma tunnen seda triggerit ka. Ma ei ütle, et ma ei peaks seda tundma ja ma tunnen ka seda ja ma lihtsalt võtan selle õppetunni endaga kaasa ja armastan ennast. Ega siis jälle see kohalolu. Ja selles mõttes, et nagu, et see attitude võiks olla nagu mida ma vahepeal ikka ise unustan ka nagu ärasse peale meelde, et kuidas see inglise keeles, et I'm showing up, on ju, ma ei tea, kus eesti keeles hästi on, ju. Ma lihtsalt tulen kohale. Iseendana. Ei, ma mõtlen praegu seda, et I show up as nagu see, et nagu meid vaataks praegu 1 miljon inimest. Et ma tulen sellega, et et ma olen selles teenistuses juba selle vibe'iga, et meid vaatab 1 miljon inimest või 100 000 või vahet ei ole 20 000, on ju. Et kui ma teen mingeid laive või mida iganes, siis minu ettevalmistus ja minu see on see, et davai. Ja muideks seal on siis kui lõpus on see 100 000 või miljon, on ju, siis mina olen ikkagist nagu mina. Sest et fakt on see, et võib-olla meil on paarsada vaatamist sellel podcastil, võib-olla on 20, võib-olla on 1. Ja siis 2 aasta pärast
lihtsalt ma olen juba mingi maailma lavad vallutanud. mida sa teed niikuinii? nagu, see kõlab nagu lõbus asi, mida kogeda, nii et ma tahaks kogeda seda. Ja siis sina lihtsalt valutanud ära, ma ei tea, mis mäetipud, kus sa veel tahad jõuda, nagu mis uksed sulle lahti on. Jep. Ja sellel päeval on sellel podcastil miljonid vaatamised. Right? Nii et tehniliselt meil on juba paar miljonit vaatamist. No selle loogika järgi. Jaa, I love it. Me paneme lihtsalt praegu, me ise piirame end praegu sellega, et me teeme seda podcasti eesti keeles, teised ei saa sitta ka aru, mida me räägime, sest sa lähed ikkagi Worldwide International. Mis siis? Sul tuleb keegi, kes lihtsalt pakub sulle välja, et ta paneb supakat kogu asjale sinu eest ära. No tõenäoliselt mingi AI, kes seda saab juba. Jaa, juba, right? Okei, ma pean lihtsalt panema, jah, davai. Pean panema juba 2 lihtsalt saadet välja, üks on nagu For the Future English Fans. For my future English speaking fans, I see you. We're and we love you. About you and we love you. Thanks for coming back here. I hope we're doing good. We're doing amazing, baby. Thanks for joining in Worldwide. Mr. Worldwide. Oh my God. Miks sa Superstaari saatesse läksid? Ma ei tahtnudki sinna alguses minna. Okay. Ma olin suht veendunud, et elu peab ju raske olema. Nii et ma olin mingi, ei, ma töötasin restoranis jõhvikana ja lauljana pühapäeviti. Kus mitte keegi väga ei teadnud, mis ma tegin seal. Aga iga pühapäev ma esinesin, tüüke sain 100 eurot esinemise eest ja nice. Selleks ajaks täiega nice. Tenfold now nagu. Aga mul nagu päris paljud sõbrad ütlesid, et mine, mu ema ütles, mine, isa ütles, et mine ja ma nagu sa actiksus ja ma endaga mingi, aga mul oli nagu mingi plaan, et ma lähen ühest restoranist teisse ja siis nagu laiendan seda vaikselt oma tempos. Ja siis ma lähen mingi laulu välja ja siis keegi avastab selle nagu, ja ma nagu rügan seda tööd, sest et miskipärast minu peas raske töö võrdusväärtus. Ja, no see on enamustel, see on nii, ja, mul on samamoodi, täpselt samamoodi, ja, et me defineerime seda läbi nagu töö ja mida rohkem siis, mida rohkem, kui ma neid samme teen, siis seda nagu, siis ma saan pärast olla selle nagu rusikaga manki nagu mingi did so hard work või did it. See on muidugi ülitavane psühholoogiline põhjus ja see on see, et väga tihti koolides ja lapsena, kes saab rohkem praise'i või nagu kiitust, on see laps, keda sa nähtavalt näed, et ta ei oska või tal on raske, ta ületab raskust. Ehk siis, kui tuleb mingi laps, ja see ei ole üldse mina, kes on selle mõelnud, see on Eric Agneeds, kelle lihtsalt rääkimist ma olen kuulanud ja tema nagu rääkis sellest, et mõtle, et sa lähed klassi ette, sa oled jumala confident, sa teed ära oma selle presentationi, eks ju, kõik läheb jube hästi ja siis kõik on mingi aga nüüd tuleb see laps, kes on selles ja kokutab ja ta on mingi täiega mingi, et et ma olen täiega närvis ja mingi suutsin selle ära teha. Temale tõustaks püsti, et teda toetada ja pärast tuleks ütlema, et sa olid nii hea, ära üldse muretse, right? Ta saab väga tihti rohkem seda toetust, nii et me õpime vahel justkui, et see raskus võrdub armastusega ja see võrdub toetusega, et see on üks pool kindlasti sellest rääkimata, mis meie oma traumad seal kõrval aga ja siis see päev, kus ankeet nagu pidi kinni minema, siis ma mäletan, ma olin Meeros, kus ma laulmas käisin, põhimõtteliselt 5 aastast saati kuni siis 19. Ma lihtsalt võtsin selle ankeedi lahti ja täitsin ära. Ja see oli siuke väga spontaanne, siuke fuck it, teen ära, vaat kuidas läheb. Ja siis ma mäletan, kuidas ma läksin sinna eelvooru, see on see, mida telekas ei näidata, see lihtsalt hästi palju kogunevad nagu laulma ja mina laulsin siis peaprodutsendi ees ja mingite inimeste ees veel. Ja ma laulsin seda sama Endangered Species, üks lemmiklugus, mida laulda, ja Paradiisi, Mari Pokiden, Mari Jürjens nüüd. Ja ma mäletan, et ma lahkusin sealt ruumist, ma astusin uksest välja ja minu sisse maandus tugev teadmine, ma olen finaalis. Aga kohe see nii alguses juba on ja? Ma ei tundnud, et ma võidan. See võis tulla sellest, et ma ei olnud üldse kohas oma elus, kus ma oleks isegi suund ette kujutada seda võitmist. See võis tulla kohast, et ma tõesti ei vajan seda võitmist. Nüüd, kus ma vaatan, ma olen mingil määral väga õnnelik, et mul ei ole superstaari silti küljes, et just kui see annab mulle rohkem väärtust. Hello, jälle mingid sildid, eks ju. I'm not perfect. I never said I wasn't a hypocrite. Et ka minul on nagu mingid siukseid teemasid seal vahel. Aga et justkui ma olen väga okei, kuidas asjad läksid, ma võitsin hästi palju sealt ja sellepärast ka iga jumala pühapäev, kus on live saated ja kõik peavad oma kohvrid kokku pakkima, sest äkki sa lähed välja. Ma ei pakkinud oma hotellituba kunagi kinni. Ma olin sinna hotellituppa toonud omal kodust mingid veekeetjad ja tassid ja ma olin võtnud mingid nööre, sidunud omal mingi need mis asi on? Sa tead, kui see on ka kauemaks nagu. Seinavaip, jah. Kardin. Seinavaibad on ka. Aliase moment. Aga ja ma olin mingi kardinaid kinni sidunud ja tekke ja patti oma, nagu mul oli mingi täielik mingi sviit seal oma väikses hotellitoas.
ja ma korda ei pakkinud seda kokku, ma teadsin, et ma olen finaalis. Et see oli kuidagi nii loogiline mu jaoks ja ma mäletan seda hetke ka, kus sa oled seal Saku Suurhalli laval. Nii. Ja mu kõrval on Uudo, seal ja Taukar on siin. Mäletan, ma vaatasin Taukarit ja ma vaatasin Uudot. Ja see hetk, enne kui midagi öeldud, kus ma olin mingi Uudo võitis ja ma tean seda oma kontides. Ja see rahu, mis läks nagu üle terve mu süsteemi selle peale, et nii peab olema. Ja see, et kui öeldi Uudo nimi, kuidas minust läks kohe see holy fuck, mu sõber võitis just või. Ja ma läksin kohe, ma mäletan, ma raputasin teda ja ma ütlesin, kas sa saad aru, et sa võitsid ja tal olid pisarad silmis ja ta raputas seda pead, ta oli mingi ja ma olin mingi, sa võitsid, oh my god! Ja siis me lihtsalt tähistasime seda. Nii et jaa, et see elu poolt hoitud, see asi on alati olnud seal, need teadmised ja see hoitus ja see on nüüd nagu on steroid, nüüd seda on nagu naeruväärselt palju, seda on nii palju, et ma võiks raamatu kirjutada sellest, kuidas see kõik toimib mu jaoks. Aga jaa, see Superstar kuidagi õpetas mulle nii palju, kui väga mulle meeldib esineda. Kui väga ma tahtsin iga pühapäev lavale. See võit ei olnud nii oluline kui see, et ma saan iga pühapäev sinna lavale. Erinevaid külge endast avastada, harjutada seda ekraani ees olemist, mis oli mul hästi loomulik. Juba siis ma sain aru, et no ma olen nagu loodud selleks lavaasjaks, sest et see on nii mugav mu jaoks. Ma ei saa öelda, et ma olin täiesti nagu autentne ja nagu crazy, nagu ma praegu olen, sest et ma olin 19. Ma olin ikka veel natuke sellest nagu, et jumala eest keegi ei näeks mind kohas. Sest äkki kui keegi näeb mind, siis ta tahab mulle haiget teha nagu lapsepõlvest. See on jäänud trauma, sest et mind löödi. Kogu see jada. See oli ikka veel nii süsteemis. Aga I loved it. See hetk ikkagist, kui ma astusin, et laulda Centuries, mis on ühe mu lemmik rockbändi lugu ja sul on täis Saku Suurhall. See hetk on kõige kodusem asi, mida ma olen elu sees tundnud. See oli kodu, see oli täis rahusüsteemis, see oli nagu mingi ma olen like, this is where I'm at, see on see, mida ma peangi ju elu lõpuni tundma ja see on see, miks ma tean, et ma lõpetan lavadel ja miks ma saavutan kõik mu unistused, sest et sellel oli kodutunne, sest ta oli õige tundega ja see tunne saadab mind siiani ja see, et minul on hetkel rekord kõige pikem aplaus Saku Suurhallis. See oli aplaus seal laval, mis ei lõppenud lihtsalt ära. Mul tulid pisarad silma, ma nagu naersin seal lava peal, see oli nagu, ja see lihtsalt ei lõppe ja see ei lõppe ja see oli nagu mitu minutit. Wow. Kus ma mäletan, kohtnikud ka tõid selle välja, et kas saad aru, mis see just on, like it's never happened before. See oli finaalis või? Jaa, see oli see finaal, ma lihtsalt nagu, see oli kodu. Ma olen loodud, et laulda ja ma olen loodud, et läbi muusika ühendada lihtsalt inimesi. Ma ei soovi kedagi õpetada ega kedagi juhtida. Ma lihtsalt tahan ühendada inimesed, sest muusika ühendab, see on see, mis mind kõige rohkem kõnetab. Jah, ma armastan õpetada, ma õpin ise nii palju, et kui hea on lihtsalt lasta kõik see info endast välja and to geek out about it. Ja mulle hullult meeldib inimesi hoida ja toetada ja see on ka, ma armastan seda, et kui keegi tahab tulla mu juurde, et olla hoitud ruumis ja tegeleda oma asjadega või võtta järgmisi samme elus, täiega tule. Võtan suure armastusega vastu. Aga võt see muusika asi on next level mu jaoks, see on ikkagi nagu kodu. See on nagu nii oluline mu jaoks. Ja ma arvan nüüd, kus mul Gold ka just tuli välja. Nii, kohe, lingid on all, on ju, kõik jutud. Kui sa veel kuulanud ei ole, siis kohe kuulama. Selles mõttes, et ma arvan, see on olnud üks vähestest lauludest, mis siis oli, kui sa panid vist mingi teaseri Instagrami, on ju. Ja ma kuulsin esimest korda, see oli mingi väike, hästi väike jupike. Ja ma olin mingi, holy shit. Ma olen mingi esimest korda elus lähen vaata, mis see siis kirjutas, millal tal see välja tuleb. Mul on vaja nagu teada saada, millal ma saan seda laulu täispikkuses kuulata. Ma olen mingi, miks see juba, ma pean okei, see tuleb, ma olen mingi, oh my god, ja siis ma olin nagu kohe, kui see välja tuli, see oli nagu see kohe hommik. Ma panin kohe selle käima ja ma olin mingi täitsa pekis, see on nii hea. Ma ei oska üldse ette kujuta siukseid reaktsioone, see on nagu, mul pisarad silmi praegu. Aga sest kuidagi see sõnum ja see vibe on lihtsalt nagu nii rets. Nagu lihtsalt selle laulu, selle laulu sõnumi sügavus on mingi täiesti teine koht üldse. Nagu sa saad aru, et see tuleb nagu päriselt sinu seest ja see on nagu loodud nii puhta koha pealt sellega, et sul on nii tugev side selle sõnumiga sul endal, et see nagu fucking lihtsalt nagu nagu niimoodi kajab väljapoole, et sa oled nagu esimesed asjad, sa oled hooked, vaata. Ja sa paned ja see tõstab su sagedust nagu niimoodi, et sa oled nagu mingi, mul on ka tunned, oh my god, nagu, nagu, noh. Ja see ongi nüüd see koht, mis ütled, see ühendab. Kõik, kes kuulavad, nad tunnevad ja nad kogevad midagi. Noh, igal ühel mingi oma koht, vaata, millega me siis saame samastuda läbi selle
selle aga me muusika. kõik inimesed oma emotsioonidega ja oma hirmudega ja oma valudega ja see ühendab meid kõiki. ma arvan, et su kõrvalises bussis ka mingi inimene, sa võid olla 110% kindel, et on tundnud neid emotsioone, mis sa oled tundnud. Ta elab ka läbi neid asju, nagu tal on täiesti oma eraldi elu. Ja nagu, oota, ma täiega seedin neid su sõnu praegu, sest ma siin tegin oma mingi väikse aitäh, sest et see on nii, see on nagu lauljana su mingi unistus, et wow, et see kõnetab kedagi. Lauljana, selles mõttes on sinu laul ju, see on sinu sõnad. See my baby, no minu sõnad, see on minu meloodia, see on minu kõik, täpselt, produktsioon lihtsalt on siis Heldu Harri Põlda tehtud, kes ka kuulis seda ja see kõnetas seda nii palju, et ma isegi tean, et ta produtseerib, mitte nagu ma ei tundnud, ma kohtusin esimest korda elus temaga, et ma produtseerin sulle ära mingi paari nädalaga. Ja ma andsin talle selle laulu. No täpselt, sest nagu nii õige, et sa saad kohe, õige see ja siis kõik lähebki ja see tulebki bängida lihtsalt. Ja tema tegi selle laulu nii suureks, tema oli see, kes pani need kitarririffid sinna, sest et ma olen hull muusikalipiff. Oh my god, kuidas mulle meeldib siuke suur muusika ja teema. Kuigi vahelikus tagasihoidlik, mu järgmine lugu, mis tuleb välja, mis on kohe valmis, on ainult klaver ja cello ja minu hääl. That's it, nagu ta on nii pehme, nii siuke armastusnunu lugu, armastuslugu iseendale või teisele, kuidas keegi otsustab kuulata. Ja Goldiga ka ma just 3 päeva tagasi, 4 päeva tagasi ma ärkasin üles ja ma ei näinud oma visiooni. See energia, mis meil siin praegust on, mida te siin näete minust, see nagu kiirgab. Pole, 0, läinud. Ja ma ärkan üles, ma lihtsalt väsinud. Väsinud kakajun. That's it. Ja ma lihtsalt nagu ei jaksa. Selles mõttes nagu need teedki on täiega. Ja siis sellel päeval ka nagu käin ringi mingis mullis ja nendel päevadel mu ainuke eesmärk on hoida ennast. Aga kuidagi ma olin nii nagu liimist lahti sellest, sest et ma olin nagu mitu nädalat järjest tundnud seda drive hästi tugevasti ja ma olen kohe enese hoidmises automaatselt, ma ei suru end mitte midagi tegema, ma canceldan ära tööasjad, mis mul on vaja, ma teen ära seda, mida ma olen võimeline tegema ja ma sõitsin bussis koju ja ma tunnistasin, et ma vajan ise enda laulu. Wow, et see oli huvitav tunne, et like, wow, mul on vaja Goldi kuulata, sest et seal laulus on ka need sõnad, mida ma chanting, it's just a little while, a little longer. See on alati pole vahet, mis sa läbi elad. Natuke aega veel. Ja ainuke asi, mis sa pead tegema, on ise ennast hoidma, sa stay with yourself, eks you, a little while longer. Kas võiksid laulda meile natuke seda laulu või? Wow, jaa, täiega, oota. Ma arvan, et see on helistik. So please stay with yourself a little while longer. All these crazy times will get easier and you'll feel a bit stronger. The life you want to live is right around the corner. Hold on to that vision that you see inside your soul. Your life will turn it into gold. Yeah. Kui palju ma olen kuulanud seda laulu ja nüüd, et see iga kord nagu hit, praegu lihtsalt sinuga ka nii ilus hetk siin on ju. Aitäh! Thank you! See on veel üks fun fact, ma terve elu kardan laulda inimeste keskel, see on midagi, mida ma justkui lubasin oma ainult laval, mis siis, et ma tahan seda teha 24/7. Ma teen seda üksinda kogu aeg, ma kirjutan vaata hästi palju muusikat, see tähendab seda, et ma kõnnin ka tänavatel ja ma kirjutan täispikki laule ja riime lihtsalt sellest, mis ma näen ja mida ma kogen. Minu elu ongi High School Musical. Ausna, nagu see on kogu minu elu, ma elangi muusikalis. Aga ma nagu ei laula teiste ees sõprusringkond, see oli midagi, mis hakkas nüüd see suvi, mis oli siis muutuma, kui mul oli ka sõprusgrupp, kus ma olin ala jaanipäev ja siis nad on mingi, kuule, laula meile, siis ma olen Truthi, mis ei ole väljaslugu, see on minu rännakutelt laul, mis räägib tõest kui elusolendist, ka acapella lugu, hullult armastan seda. Ja siis seal grupis hakkas seda rohkem olema, lihtsalt vahepeal, et on mingi, kõik on sellises vaikuse momentis, keegi on, Sissi, laulad meile või? Ja see, kuidas äkitselt see oli nii teretulnud, see asi, mida ma vanasti nagu peitsin, et äkki kellelgi on ebamugav, äkki keegi arvab, et ma mingi uhkustan asja, mis ma kartsin seda judgmenti. Nii et see oli päris äge moment, et sa üldse küsisid seda praegu ja see, kui suure kergusega see minu seest tuli, et ma lihtsalt nagu panin tähele praegu mingit, wow, et see hirm on nagu täiega tagasi tõmmanud või nagu, et ma ei karda enam seda. Et aitäh. Wow. Issand külus. Täiega. Jah. Et ongi seda mussi, seda hakkab tulema nüüd. Seda hakkab täiega tulema. Et proovige mind ainult tagasi hoida. Ei, ma ainult tuult. Ma ainult pushime edasi. Plus näiteks mul on maailma ägedam manager ka, Marili Jõgi.
Shout out Mari-Li. Mari-Li! Muideks mul tekkis mingi paanika praegu, mul oli mingi, kas see on ta perekonnanimi, sest et mina ja nimed ei sest et isegi kui ma ütlen õigeid nimesid, minu sees on paanika, et ma ütlen valet nimesid, ma ütlen nii tihti valesid nimesid, ei mäleta nimesid, aga nagu temaga see, kuidas ta toetab ja lubab mul olla ja nagu lubab mul teha ja usub igasse mu loosse ja ainult pushib veidrust, ta on kogu aeg nagu mingi, ei, olegi sina. Täiega kanalda laval, täiega lase valguskeelt, nagu ole nii autentne, kui sa üldse saad olla, like see, kuidas ta on lihtsalt nagu on nagu nii äge olnud, sest et ma ikka vahel mõtlen, et kas mu muusika ikka nagu kõnetab inimesi, kui ta ei ole mingi bändiga, mingi asi, eks ju. Ja siis, mida ma muideks väga armastan, ise väga ei tee. Ja siis tema kuidagi täiega toetab selle kõige keskel ja see on love her to bits because of it. Et ta tõesti väga väärtustan seda, mis ta teeb ja kuidas ta toetab ja pushib ja isegi kui on mingid hõõrdumisi, sest et ma, võib-olla te juba saate aru, aga ma ei toimi alati nagu teised inimesed toimivad. Ma võin teha vahel mingi et asjad on vaja tehtud saada, siis ma olen mingi ei tule, ei tee, deal with it, eks ju, ebamugavad momendid ja siis ongi, ma 3 päeva ei tee mitte midagi ja kõik stressavad mu ümber ja ma olen mingi, mul ei tule nii, et ma ei tee ja siis tuleb see 4. päev ja ma teen 15 minutiga 4 päeva töö ära. Jep. Sest nüüd oli asi paigas. Ja see, kuidas ma näen ka, et sükst asjad võivad triggerada, aga kuidas ta mingi liigub läbi koos minuga ja kasvab ja ma olen mingi sest et minu jaoks kõige magusam asi on inimestega koos asjadest läbi liikumine. Kui ongi mingid triggerid, ebameeldivused ja me nagu oleme ausad ja me love it. Oi, kuidas ma armastan seda. Ja siis me naudime veel rohkem. Ja siis on elu lõbusam ja vabam ja ma mingi ja võt, minul on siuke tiim ümber. Mul on see tiim ümber, kes ei suru alla üksteist, kes ei pane mingit oma asja peale, vaid et isegi kui on triggerid ja ebameeldivused, me kuidagi aktsepteerime ja igaüks tegeleb oma asjaga, võtab enda eest vastutust ja toetame läbi sellest. Nii hea lihtsalt, et ma ei saa ja see lubab mul iseennast rohkem omada ja oma jõus istuda jällegist rohkem ja samaaegselt näha ka teist inimest tema jõus, et see on jah, et ongi, et Gold tuli välja, siis tuleb Better Than välja, siis tuleb Better Now välja, mille tuleb sulgudes Here With Me taha, sest et muidu need laulud lähevad kogu aeg sassi ja siis tuleb veel üks projekt, mis varsti ma avaldan saate mind tulla kuulama päriselt saali Telliskivisse, mis tuleb siuke rännaku vormis, aga kontsert, et mu kontakttantsurahvas, kellega koos ma tantsin, saate tantsima tulla sinna ja kuulama ja rändama või lihtsalt vaibima head muusikat ja siis ma ei tea, mis siis veel tuleb, mul ei ole õrna aimugi, aga midagi tuleb, nagu ma tunnen seda, ma kontsist midagi kusagilt tuleb. Mis on täiega usalduse mingisugune laiendamine, kui ma ei näe seda kõiki samme ja ma olen ikkagist nagu mingi ma usaldan seda tunnet, sest et ma olen elu poolt juhitud, nagu ma tunnen, nagu mu pihal oleks piltlikult 2 kätt, mis kogu aeg liigutavad ja juhivad mind igas suunas ja tõmbuvad vahepeal tagasi ja vahepeal edasi ja ma olen passenger princess. Ma istusin auto rooli tagant ära. Spirit Daddy, take the wheel, universe, take the wheel. Ma istun nüüd siin ja ma olen passenger princess. Vahepeal lihtsalt toida mulle head toitu ja mina kontrollin muusikat ja let's go. Et elu juhib, mina lihtsalt kontrollin seda, kui mugav mul seal autos on. Kas nagu piidid on õiged ja snäkid on õiged ja all of that. Ja nii saad nautida täiega, on ju? Ma saan täiega nautida. Ja siis reklaamiminutid et eelmine kord ka, kui me tegime seda podcasti, siis sa podcasti lõpus ütlesid ka, et oh my god, inimesed, followige mu Patreoni ja mul oli nagu full body chills ja nagu, sina ei kuule seda esimest korda, aga te kõik muud kuulete seda esimest korda. Mina ütlesin, et tulge meie ja sina ütlesid ja siis ja mina kuulsin seda, kus sa ütlesid seda ja mul käis nagu see jõnksatus läbi kogu oma süsteemi ja seal ma olen teadmine Sissi, sa pead omale Patreoni tegema. Issand, kui lahe. See tuli nii selgelt. Ja jällegi, see juhatus elu poolt on nii tugev. Inimesed, palun kuulake seda. Like magic happens, kui te kuulate neid ülilambiseid asju, sest et mitte midagi ei ole lambine. Sinu keha on targem, kui sina oled. Like, period. Sa tead nii vähe, aga sinu keha tunnetab nii palju. Ta on üliägem asi, mille sees me elame. Ja mu keha teadis. Seda on vaja teha. Ja nüüd ma olen sellega nokitsenud. Nii et ma ei tea, millal see podcast läheb laivi. Ma ei tea, kas ta on laivis siis, kui see on juba üleval.
või kas ta on laivis, võib-olla ma olen andnud Instagramis mingi teadetuse just, et mingi nädala pärast läheb üles, sest et ma kavatsen seda mingil määral nagu teasida like a lover'i ollagi nagu mingi näed, siin on see esimene tier, kus te saate ma arvan, et su Patreon on laivis juba, kui see saade on üleval. ma kuidagi tunnen, jah. Davai, siis ongi, et nagu mis sa oled nii kaua siis ikka suitsutad, paari nädalaga on ju tehtud, jah? Just, right? Mul on nagu kõik asjad kiires, mul on vaja ära filmida mingid asjad a la, nagu on laulud asjad, et ongi, et nagu ma näiteks tahan, et minu muusika on inimestele kättesaadav. Just see muusika, mis nad kuulevad mu kontserditel, aga mul on nagu 3 lugu nendest kontserdilugudest nagu väljas, võrreldes nagu nende 8 kuni 12, mis ma esitan. Nii et see kõige odavam tier 2,5 €. See on nothing, see on meelega nothing, see on piisavalt, et mina saan sealt midagi, aga ma tahan, et selle muusika on kättesaadav inimestele. Ilus. Et nad saavad selle kätte, siis on see teine tier, kus on kättesaadav veel mingi luulele, lugudele, mida ei ole kontserditel, lood, mida keegi pole kuulnud, lood võib-olla, mis ma olen sellel päeval kirjutanud ja ma panen sinna võib-olla üles need. Pluss veel nagu mingid videosid oma enda elus, need samad mõtted, mis me siin jagame. Tegelikult ma olen hull jagaja, armastan rääkida. Ma tahan täiega push'ida ennast, teha mingeid videosid, neid näidata ja see on see viimane tier, mis läheb veits sinna kanaldamise poole peale, et saate kanaldamisi ja ma näen valguskeelt ja ma näen valguskoode või nagu sellised nagu joonistused ja asjad, mis nagu teevad sinuga midagi, ma ei oska seda kirjeldada. Sa näed seda ja sa lihtsalt midagi läheb nagu ja siis ma täiega mõtlesin, et ma nii võina joonistan neid kogu aeg, et ma teeks nagu telefoni taustapiltide vormis neid inimestele, et inimesed saavad oma telefonile taustal mingid siuksed asju. Mulle meeldib, juba subscribe. Right? Ja siis ongi, et ma nagu täiega mõtlesin, et mis on need asjad, mis ma nii võina kogu aeg teen, mida ma saan nagu jagada ja siis ma saingi aru, et see Patreon on hull õpetaja olnud mu jaoks. Et kui palju ma näitan ennast, siis ma saingi aru, et wow, et minu jaoks, mis asi on Patreon, mille eest need inimesed tegelikult ju maksavad, kui lähedale minule nad saavad. Kui palju oma maailmas ma nagu, kui oma südamesse ma teid lasen. Ja minu unistus on reaalselt see, et see maksab mul rendi ära üks hetk, mis tähendab, et ma saan isegi rohkem keskenduda muusikale, kui palju ma annan inimestele vastu, kui suur kontakt mul on nendega, sellepärast, et ma sain aru, et nagu ma tahan olla communities, ma tahan seda communityt, ma tahan rääkida nende inimestega, kes mind toetavad, ma tahan neid omavahel kontakti kuidagi viia, ma ei tea veel kuidas, I'll figure it out. Ja ma tahan luua nagu mingi üli-safe koha, kus kõik teised inimesed siin maailmas kes on nagu meie, kes on võib-olla mingi I'm too much või nagu mingi ma ei tea. Et neil on koht seal, et me nagu looks mingi ülihea vibesi koos kõikide meie veidrikutega ja mitte veidrikutega ja suurte iseloomudega ja väikeste iseloomudega ja lihtsalt et ma saan siis selle raha kõik omal mussi veel tagasi, ma saan veel rohkem lindistada ja kiiremini asju välja lasta, like it's such a dream. Ja täiega crazy on tunda, et see kõik on reaalsus. Like aasta aega tagasi mina ei oleks tundnud, et see on reaalsus, et see on võimalik niimoodi olla kontaktis oma inimestega ja niimoodi elada ära, et ma ei pea elama just kui tähega kontserte otsima, vaid ei, ma võin ka niimoodi lihtsalt elada ära selle pealt, kes ma olen, see, mis väärtus ma nagu endast lihtsalt olles mina annan. Mis on külust? It's insane! Ma täiega mõtlen sellele ka ja siis olen mingi siis ajus on mingi, et kas ma peaks üldse nendest rahaasjadest rääkima, sest et ühiskondlikud reeglid ikka veel eksisteerivad natuke. Lavit raha. Jaa, raha on täiega tore. Täiega, kuidas me nagu, olgem ausad, kuidas me siis nagu elame? Jaa, sest ma tahan luksuses elada. Ma tean, et ma tahan luksuses elada. Me isegi rääkisime sinuga sellest ka, et kui ma reisin... Ja. Me mingi Egiptuses luksude... Ja, mingi vaip. Ma tahan nagu first class lennata ja ma tahan ikkagi... Ma olen hotellidega obsessed ja Airbnb-d. Ma olen nii palju mingi sarju asju, vaatan ka mingid hotellid. Ma tahan elada inimeste loodud kaunites kohtades, siis käia looduse poolt loodud kaunites kohtades ja mugavalt elada ja tundagi, et ma ei pea muretsema oma ellujäämise pärast ja kui mina ei muretse oma ellujäämise pärast, see tähendab, et seda kõik see ressurss, mis läks vanasti ellujäämise peale, ma saan selle varada kunsti. Loomingusse. Olgu see rääkimine, olgu see mingisuguse... Mis iganes vorm, erinevates vormides ka, vaata, et mis just praegu see tunne on, mis praegu tahab läbi tulla, ongi see kas läbi laulmise, lihtsalt rääkimise, ongi sinu piltide maalimise, kohtumiste, live-asjade, mis iganes, et seda sõprade jaoks aegade leidmine ja mingi perekond ja sport ja tervis, et nagu kui ma ei stressi, siis on tervis ka ju korras. Nagu ma olen... Elu on elusam. Pole vaja seda stressihormooni, mis ajab kõik keha out of whack ka, eks ju. Ei, ma arvan, et selle stressihormooni nagu aega so last nagu jaa, it's like so last season like so last season nagu stressihormooni what nagu no can do anymore. I run with dopamine now. Good dopamine, hea dopamiini peal. Nagu on, olgem ausad. Me oleme ikkagist ju sisenenud uude ajajärguga ju selles mõttes astroloogiliselt ju.
see on teema, mille kohta ma mõtlesin ei tea mitte midagi. Ma tean nagu väga vähe astroloogia kohta. No nagu... mina ka väga ei tea, aga ühesõnaga ma tean seda, et... Me oleme uues kohas ja me kõik tunneme seda. Me lihtsalt kõik tunneme seda. Siis on Aquarius, ühesõnaga on kuldajastusse oleme jõudnud. Jaa, sa isegi mainisid seda. Mul on vist meeles, kuidas ka eelmine aasta mu enda guide'id või kui ma kanal siin ütlesid mulle, et golden times manifesting. Jep. Et see on nagu see, mis toimub, et me lihtsalt liigume mingit täiesti uude kohta ja kahjuks see tuleb täiega mingi hirmudega ja kõik, kui me tahame ju mõtle ka, mida me teeme, kui me terveneme, me tunnetame läbi need kõige koledamad kohad, nagu nad on siin ja praegu. No nüüd me teeme kogu inimkonda. Jaa, nüüd on global lihtsalt global purging is going on. Fun times happening. Aga alati ennem kui läheb paremaks, läheb halvemaks. Et see kõik nagu et lõppkokkuvõttes me liigume ikkagist ühiskonna, nagu asjad läheb täiega paremaks. Ja see on koht, kus minu usaldust pannakse täiega proovil, kui ma vaatan vahel, mis toimub. No see on väga crazy. Igal pool see on väga crazy. Et kuidas täiega mingit detachida ja ikka hoida seda usaldust, see on, aga mind on Kaide poolt hästi palju harjutatud sellega, et ma olen paar aastat olnud väga teadlik, mis hakkab toimuma maailmas. Ja siis see on koht, kus ma olen väga oma närvisüsteemi saanud aastaid harjutada, et kuidagi hoida seda kohta, mis seda oli ebamugav praegu rääkida. Mulle ei meeldi rääkida nii palju mu kanaldustes, see on koht, kus ma olen mingi äkki inimestele ei meeldi ja siis nad tahavad mind maha teha ja minu karjääri hävitada ja siis ma lõpetan üksinda ja siis mul ei ole sõpru ja siis mul ei ole karjääri ja kõik on pekkis. See on see, mis toimub minu sees, kui ma räägin kanaldamisest, right? The whole fear, kõik on seal. Ja kus sinul on see nüüd, sa räägid kanaldamise koha peal, erinevad inimesed on täpselt sama koht. Ja erinevate kohtadega. Surnud kraavis, üksinda, nagu kui ma nüüd sellest räägin. Depressioonis mingi kõik. Põhimõtteliselt kõik surm. Issand, mul on nii ebamugav praegu, ma teen mingi laivis läbi istumist praegu. Ilus, aitäh. Aga see ongi, ma ju tean, et ma tahan jagada seda poolt endast, ma tean, et ma ei taha peita seda. Ma tean, et ma kardan seda, ma tean, mind on õpetatud kartma seda. Sellest ei räägita. Naise intuitsioon ei ole päris. Sellest ei räägita ja selles mõttes nagu, vaatame ajalukku tagasi ka, nagu nõidasid põletati tuleriidal. Meid põletati et kui me kõik naised, kellel meil on nii tugev intuitsioon, see on igal ühel. Minul on nagu kanaldamisest, ta väljendub sellena, et ma kuulen ja näen visioone ja seal on nagu hästi palju, kas on nagu tööriist. Mul lihtsalt, ju siis minu elus mul on vaja seda tööriista. Aga üldjuhul siuke mingi intuitsioon on kõikidel naistel hästi tugev. Me teame, mis partner on õige ja kuhu minna ja mis töö võtta. Meil tekivad tunded, kui midagi on off, me oleme veits et seda nagu tasub usaldada. Minu puhul on veits nagu ekstreemis. Nagu konkreetsed pildid vahel, mis hakkab juhtuma, kuigi seda ei ole üldse enam. Ma arvan, et me oleme lihtsalt nii voolitavas kohas ja everything so crazy ja kogu aeg nii muus. Need ajajooned lihtsalt nagu, mis ennem tundus, et see nagu läheb, siis nagu nüüd on nagu mitte midagi ei tea. Ja ka vanasti ka, ma arvan, kui ma nägin midagi tuleviku kohta, see oli alati siuke umbes, et nagu, et see on see suund, aga tulevik on alati voolitav, tulevik on alati siuke nagu voolav jõgi, mida sa ei saa nagu luua, sest et erinevatel inimestel on nii erinevad reaalsused, mida me kogeme, et üldjuhul see on nagu minu siis reaalsuse kohta üldse ka, mitte üldmaailma kohta. Ja ma mõistan, miks mul on olnud seda üldmaailma teemat, mind väga huvitavad teemad nagu rassism, feminism, inimõigused, harinen selle kohta hästi palju, räägin selle kohta hästi palju, nii et sellepärast seda maailmapilti tõenäoliselt on mul nagu hästi palju ka nii-öelda infos siin minu ees, et ma kuidagi olen selle kõige keskel ja ka nii et jah. No need on üldse nagu selles mõttes kõik, sa räägid kanaldamisest laetud teema, me räägime rassismist laetud teema, feminismist, need kõik on selles mõttes teemad, millel meil kõigil on nagu siis meil on kõigil mingid oma arvamused ja me ei taha tihti seda uut perspektiivi üldse kuuldagi võtta või vaadatagi seda sinnapoole nagu. Aga tegelikult see on ju loogiline, sest et mis see kõik on, mis on feminism, naiselikkuse hülbamine, mis on rassism, teise hülgmise, teistsugune ja ma leian, et see, mis toimub ühiskonnas, peegeldab 24/7 seda, mis toimub inimese sees, kus me inimkonnana oleme, et nagu lihtsalt seda enese hülgamist on nii palju, mul on isegi tekkinud tunne või mõte, et inimene vihkab seda, et ta on inimene. Right? Ta vihkab seda, et ta peab puhkama, et tal on keha, mida ta peab hoolitsema, sest et lihtsalt keegi ei ole õpetanud armastama, keegi ei ole õpetanud hoolitsema ja see on nagu täiega muutumises ja ma näen seda, et ühiskondlikult ka, et hobune tõuseb tagajalgadele siis, kui ta tunneb, et ta on rünnatud, siis kui ja see on nagu ma näen seda hobuse tagajalgadele tõusmist praegu minu arust ühiskonnas, see ei ole praegu mingi kanaldus, see on lihtsalt minu hinnang, puhtalt eraisiklik hinnang asjadele. Ja ongi, et üldjuhul see on see, kus muude tuleb, sest et muutus tuleb alati, mitte ükski asi ei jää nii nagu ta on. Everything ends, even life.
kõik saab läbi üksed, nii et ma nagu hoian ka seda, et kui siiani on olnud justkui siuke mingi universaalne reegel, et asjad muutuvad ja kasvavad ja me kõik kogu aeg tahame ju areneda ja muutuda, siis ju siis see jääb edasi ja nagu see on see, mis tekitab mingit rahu minu sees. Et võib-olla ma olen täiesti vale. Aga mina kavatsen niimoodi uskuda ja vaadata, kuhu see uskumus mind viib, sest et see uskumus on see, mis minu süsteemis nagu tundub õige. Minu uskumus ei pea olema sinu uskumus, mitte kunagi. Just, mis nagu võiks olla, on avatus ja uudishimulikkus. Uudishimulikkus, jaa. Katseta mõelda, mulle meeldib uskumusi nagu proovida pähe nagu mütse. Täiega. Kui midagi nagu hitib mingit minu uskumust, eriti ma mingi uut trigerdatus, ma täiega tahan uurida, täiega näha, et see nagu, ja siis ma katsetan vahel midagi ja vaatan, kas see sobib mu kehale, like how does it feel, ja jätan maha või liigun edasi. See on nagu minu viis alati olnud. Jah, ja mõtle, selles mõttes, kui kõik oleksime nagu, mõtleksime ühtemoodi, oleksime nagu boring. Nagu väga igav, aga nagu me ei mõtle selle peale, aga me tahame ikkagi seda kõik kuidagi nagu mõtleksid sarnaselt või oleksime nagu ühesuguste vaadetega või ühesuguste nagu oskustega või kuidagi kõik nagu, aga tegelikult me ei taha seda. No. See on ka tegelikult trauma, see tuleb sellest, et kui keegi teine ei ole nii nagu mina olen, siis see ohustab seda, kes mina olen, sest mina ei ole iseennast omaks võtnud. No täpselt, just on ju. Nüüd ma tunnen, et mida rohkem ma võtan iseennast omaks, seda rohkem on minu sees lihtsalt seda ruumi lubada teistel olla nii, nagu nad on. Et üks hästi äge mees, keda ma jälgin, Lee Harris ütles lause, et I believe that you believe what you believe. But since I have not experienced what you have experienced, I do not believe what you believe. Et see ei ole seotud sellega, mis on õige ega vale, see on lihtsalt see, mida ma olen kogenud. Sa oled kogenud mingit maailma, mingit elu, mida ma ei oska ette kujutada, mingeid valusid, raskusi, rõõme, mida ma ei suuda ette kujutada. Tõenäoliselt rõõme just hästi palju. Sa oled näinud siin elus, mida ma ei suuda ette kujutada, nii et neid ei eksisteeri minu väljas. Ei eksisteerigi. Ja siis läbi sinu ma kogen neid ja õpin neid, mis on täiega tore. Et see on ka nagu lubab seda minu seda tervenemist igast poolest, see kui ma luban inimestel olla nemad ja luban endal olla mina ja siis see kõik nagu liigub paremuse poole. Aitäh, et selles mõttes sa täna nagu oled selles kohas, et nii julgelt välja öelda mingeid asju ongi enda elust, et ma olen tervendaja ja ma olen kanaldaja ja ei, ma ei ole tervendaja, mulle ei meeldi öelda seda, et ma olen tervendaja. Ma lihtsalt mul on tööriistad. Right? Vaata tervendaja minu jaoks nüüd. See on kelle jaoks, mis sõna tähendab, eks ju. See on ka oluline right? Koht. Minu jaoks, kui ma mõtlen sõna tervendaja, ma kujutan ette kedagi, kes tuleb ja teeb terveks. Aga ma olen suhteliselt veendunud, et ma ei tee mitte kedagi terveks. Ja ma ise teen. Mina teen ise ennast terveks, aga sina saad mind nagu aidata või teisi ja ma võin tulla anda tööriistu. Ma vaatan sind ja mõistan, mida sa läbi rääd ja ma olen mingi oota. Siis ma võtan oma tööriista kastis, ma olen unites ja siis sina vaatad, mis sa teed sellega, nii et mulle meeldivad asjad nagu mingi teejuht sobib mulle või ongi kanaldaja sobib mulle, ma lihtsalt toon infot läbi, aga lõpuks see teine inimene vastutab selle eest, mis ta teeb. Ma tegin päris pikalt seda viga, kus ma tundsin, et ma võtsin nagu vastutust oma klientide eest, et ma nagu pean midagi paremaks tegema. Nüüd ma saan aru, et kõik sõltub kliendist. Kas tema tahab samme võtta, kui kiirelt ta tahab neid võtta ja mina nagu ei põe selle pärast, ma lihtsalt nagu ma olen olemas kõige jaoks, mis on vaja nagu olemas olla. Kui mina ei oska aidata, ma suunan kellegi teise juurde. Vahel see on psühholoog, vahel see on teine tervendaja või teejuht. Ja teine nõid. Mulle hullult meeldib sõna nõid. Ma olen seda hakanud omaks võtma. Sest et see nõiahaav oli ikka jõhker naine. Me ei julge öelda sõna nõid. Eks see on nagu mingi what? Aga samas, kas me ei oleme mingi loome oma reaalsust ja mingi tervendame ja näeme ja mingi näeme visioone ja tunneme endas asju ja elame mingi elu maagiga, like that's a witch. Like that's a modern witch. Ja see tähendab, nagu minu jaoks on kõik hästi praktiline, lihtsalt kogu see energiamaailm, ülimalt praktiline asi. Ma vaatan, et kõik on vibratsioon, aatomid pole ju tehniliselt, aatom ei ole pallikene, ta on vibratsioon tühjuses, ma olen füüsika, oh my god, ma ei saa sõnadesse panna füüsika, keemia. Lemmikteemad. Ma ei kuula näiteks eneseabi podcast'e. Ma kuulan füüsika ja matemaatika podcast'e. I love it, wow. Cannot, lihtsalt nii in love selle kõigega. Mul on partner ka, kes kuulab võib-olla rohkem kui mina ja siis läbi temaga me võime nagu lasta mingi 7-tunnist matemaatiku podcast'i. Best. Aga ongi, et kogu see energiamaailm on nagu nii praktiline. See on asi, mis toimib läbi minu keha. Minu keha lubab mul seda kõike tunda, sest et minu kehas on mingid asjad ja oskus nagu elundid, millel on oma funktsioonid, mis lubavad mul kanaldada, mis lubavad mul tunnetada asju. Vibrations, mis on justkui kõige vahel. It's practical. It's logical. Ja siis I'm a modern witch. Ma räägin energiate keelt. Nii tore.
sa räägid energiate keelt, see on kuidagi I love it. no on ju, see on Jah. mingi nähtamatu asi, mida kõik ei taju. Ma olen selle lihase hästi tugevaks enda sees teinud, ma olen harjutanud, ma olen Jaa. õppinud, ma olen aastaid panustanud sinna, et ma teen seda puhtalt ja ei tee endale liiga, ei tee teistele liiga, olen hästi aus iseendaga, ei loo story'st selle ümber, mis ma näen, ütlen nii, nagu ma näen, arvestama, et ma võin täiega seda läbi oma vaatevinkli panna, eks ju. Ja ma olen vaeva näinud, ma olen õppinud seda, et see on naturaalne kingitus, aga täpselt nagu sa oled, kasutama õpid ikka Just. kuidagi seda, onju. Jaa. sa võid osata laulda, aga Jaa. professionaalne laulja ikkagi käib treeneri juures ja õpib ja harjutab ja teeb tehnikaid ja teeb puhtaks selle omal kõike, et endale liiga ei tee. Ja siis mul ongi vahel siuke tunne, et ma olen lihtsalt tõlk, ta on see teine maailm ja siis see tuleb läbi minu ja ma mõistan seda, ma ei tea, kuidas ma mõistan seda, ma ei tea, kuidas ma sellest aru saan. Eelmine kord sa küsisid mu käest, et kuidas see käib ja ma olin mingi, ma hakkan nagu rääkima. Et kas sa kujutaksid ette kellelegi seletada detailselt, kuidas rääkimine käib? Ma teen seda. Õhk tuleb läbi ja häälepaarad vibreerivad ja hääl tuleb välja and I talk, et mul on nagu kanaldamisega sama, ma lihtsalt nagu teen seda. Et siis see on nagu Modern Witch. I love that. See on mu uus Instagrami caption, ma arvan. Do it. See peab mingi albumi nimi olema, The Modern Witch. Mu luulekogu nimi. Jep. Et mis wisdomid, mis tervendust kõik veel sealt tulemas on selle Modern Witch. Yeah. Täiega kõnetab. Ma hakkan nüüd ära väsima muideks. Ma tean, jaa, sama. Ja siis tahtsin viimase küsimuse või noh. Täiega küsi. Et millist muutust sina päriselt nagu täna tunned, et sa soovid nagu maailmas luua? Ma tahan lihtsalt rohkem armastada. Mina tahan rohkem ühenduda inimestega ja usaldada, et läbi minu see peegeldab ka teistesse kohtadesse. Like that's it. Ma ei survestanud sellega, et ma pean midagi muutma. Mul on tunne, et ma muudan asju, aga see tuleb pigem mingist kohast, et lihtsalt kogu selle tööd tegemine toob mulle rõõmu. Nendest teemadest rääkimine toob mulle rõõmu. Very selfishly, it's all about me, eks ju, my happiness, aga samas nagu see, ma ei oska sõnadesse panna see rõõm, mis minus tekib, kui ma saan teist inimest kuulda ja neid näha. Ja mis rõõmu toob teise inimese rõõm mulle? Next level, oh my god. Et ma nagu tahangi lihtsalt olla mina ja julgustada läbi selle, ka sina võid olla sina. Ühenduda inimestega ja julgustada neid, et näed, ühendumine on turvaline ja ma ütlen seda kui inimest, keda on pekstud, löödud, maha tehtud, hüljatud, kellel on nii palju liiga tehtud maailma poolt. Ma ütlen sulle, et turvaline on ühenduda teise inimesega. Sa lihtsalt sa hakkad iseennast rohkem usaldama ja läbi selle iseenda usaldamise sa hakkad ära tundma, keda usaldada and it becomes safe. See on jälle see suhe iseendaga peegeldub välismaailmas. Nüüd ongi lihtsalt see ühendumine, see armastamine. That everything's possible, you know? Et kui sa tunned praegust, et sa oled mingis jõhkras augus ja sa ei näe siit üldse väljapääsu. Sa ei ole üksinda. Seda podcasti kuulavad veel inimesed, kes on täpselt samas kohas. And that's okay. Tunneta läbi see, mis vajab tundmist, ole olemas enda jaoks ja tead, see kestab ainult natuke aega veel. Ja siis sa lähed ja sa lood oma unistuse. See ainuke põhjus, miks sa tõenäoliselt siin augus, ongi see, et sul on vaja läbi tunda midagi, mis ei hetkeseisuga peatab sind selle unistuse juurde jõudmast. Et ongi, see on mu lõplik vastus. Elu on voolitav, elu on mäng. Lihtsalt minu elu filosoofia on, ma valin selle asja, mis tekitab minus elevust, kui ma ei saa seda valida, siis ma vaatan, mis blokeerib seda, tegelen sellega ja siis valin ikka selle asja, mis tekitab elevust. Ehk siis kogu aeg see, et mida ma tahan, aha, ma ei julge valida, mis ma tahan, miks ma ei julge, ma kardan, davai, tere hirm, how you doing, it's been a while, ja tegelen temaga, hoian teda, nutan, karjun, ja siis lähen ikkagi selle järgi. Right? Et elu on voolitav, kõik on võimalik ja lihtsalt see, et sa jääd augus ei tähenda, et sa jääd augus, tähendab seda, et midagi tahab su tähelepanu. That's it, it is so simple, see ongi nii lihtne. Ta on lihtsalt keeruline, kui me mõtleme kogu aeg teistele, kogu aeg väljapoole endast. On üks hästi äge raamat, mille nimi on vist Everything Isn't Fucked, I think. Vaatame pärast järgi. Soovitan lugeda. Üli hästi seletab seda kõike.
ma olen natuke sellest lugenud, aga lihtsalt minu terapeut hullult võtab sealt raamatust ka nagu see on tema nagu oluline raamatu jaoks. Et paneme descriptionisse. Just, paneme sinna kirja, et see ülihästi kogu aeg toob seda, et kuidas ma toon väljapoolt, see, kus ma panen kõik asja väljapoole kogu aeg endasse tagasi. Endasse tagasi. Ja kuidas sellest saab nagu siuke harjumus ja üks, et see on second nature. Yeah. Mjau. Mjau. No banger. Kur mjau. Oh my god. Natuke crazy't siia lõpuga. No muidugi. Läks natuke tõsiseks. Ma arvan, et selles saates on olnud meil ikka kõike. Oh my god, siis saates oli kõike. Oota, ma ütlen ühe asja veel. Ülioluline. Kui te teete seda sisemist tööd, kui te teete nende traumadega tööd, palun teadlikult tooge rõõmu oma ellu. Et see teema, et me lähme sinna sügavustesse ja me oleme seal pimeduses ja me lihtsalt mingi öögime traumat ja lihtsalt oleme vastikus kohas. Palun tooge end teadlikult tagasi välja. Et kõik see, mis ma räägin ka, see on ülitore, see töö on imeline. Aga sa pead ka sama teadlikult, kui sa teed traumatööd, sa pead sama teadlikult elama. Tee ära traumatöö, raputanud ära ja tantsi korra. Mingi lemmiklaulu järgi, right? Või mingi helista sõbrannale, vaata lemmikmultikat, söö mingit head toitu, mis teeb su kehale ka head. Et ma lihtsalt tahan selle siia lõppu panna, the work is great, aga me teeme seda tööd selle jaoks, et elada. See on meie eesmärk. No kui siin saaks nüüd panna kuskile vote for Sissi siia kastidesse nagu aina, see oli nagu see sinu see lõpu see kõne, mille pärast. Ja slogan nagu. Mida pärast kõik on valima. Vote for me. Uus päev Eestile. Oh my god, see võiks täiega poliitikasse minna. Issand, kui erinevad meie podcastid muideks on. Ma mõtlen eelmist podcasti, see mingi Haldelix ja see, mis siin on, see nagu te kujutate, kui palju muutust meie mõlema elus käis ära lihtsalt paari nädalaga. Haige. Jep. Nii et saate minna kuulata Patreonis teist meie siukest ingellikku osa, mis oli ka väga tore saade. Väga tore saade, jah. Eks mõned teemad kattusid. No kattusid ka, aga energia oli ja täiesti kuidagi nagu teine. Ma olin juhitud. Bänger. Mega aitäh sulle. Mega aitäh sulle esiteks, et sa oled see, kes sa oled ja et sa teed seda, mida sa teed. Täpselt sellisena, nagu sa seda teed ja nii julgelt ja ehedalt ja au on olnud sind rohkem tundma õppida ja sinuga koos aega veeta. Täpselt samad sõnad sulle. Sinu juures kanalduses käia sellel õhtul, Mega Magic. Aitäh selle võimaluse eest. Palun. Ma usun, et this is only the beginning. Nii tore. Täiega aitäh sulle. Teeme kalli või? Teeme kalli. Ja aitäh kõigile. Kõigile sulle. Aitäh sulle, et sa vaatasid, kuulasid seda saadet meiega. Ja kohtume juba järgmisel korral. Mina olen Katrin Indrikus ja nägemiseni. Mjau. Ja mjau.